Meestena me nagu päriselt ka me kardame naisi ja me kardame neid emotsioone, mis sealt tuleb ja palju lihtsam on mitte sellega tegeleda. See ei olnud hea otsus, see oli teadlik otsus, et ma petan oma naist ja see tundus kõige halvem asi üldse maailmas. Aga täna ei oleks neid papse siin särgi peal, täna ei oleks neid 500-600 mees, keda me saame koolitada tänu sellele, mis tööriistid sealt tekkisid, kuidas tegelikult päriselt võtta vastutuks, kuidas tegelikult päriselt suhtele tähelepanu pöörata. Lapsega mängid, keelasid selle Lego kasti maha ja siis seal põrsas Pepa käib taustaks, siis ei olnud see teie kvaliteetaeg. Seal oli sina, sinu laps ja põrsas Pepa. Ehk siis see aus kommunikatsioon, ta on nagu igapidi, see on iga suhte vundament ja tuleb erinevalt poolt, et nii meestel on see väga raske ja meil on raske vastu võtta seda, aga naistel täpselt samamoodi, et olge ausad ja ei ole vaja kiki varvukil seal kodus käia, sellepärast, et meil on nagu üks suhe ja üks elu, mida me elame. Mismoodi alustasid, mismoodi elad, mismoodi kannad ja mismoodi tuleb sellest kõigest kuulete juba meie Denim Dreami sõpradelt meie uuest podcastist Mismoodi. Tšau, hea kuulaja ja tere tulemast kõigile saalis olijatele, kes te olete tulnud Dream Cafeesse, meie oma Denim Dreami kohvikusse, siia Denim Dreami podcasti Mismoodis live salvestusele. Kuna novembrikuu oli meestekuu ja nüüd on lõpuks käes jõulukuu, mida me oleme kõik pikisilmi oodanud, et rahulikult oma perega koos aega veeta, siis just sellepärast oleme me täna kutsunud saatesse 2 meest, esmakordselt muideks 2 härrat, kes julgevad ausalt rääkida meheks olemise, isaduse, paarisuhete väljakutsetest ja läbi oma kogemuste on teinud väga paljusid peresid õnnelikumaks. Nii et ma arvan, et see võiks olla meie tänane eesmärk ka, nii et tere tulemast saatesse papsid, Illimar ja Kristo. Tere! Tervitus! Suur rõõm, jee! Väga äge! Esimesed mehed, 2 tükki korraga. Mehi on olnud, aga mitte 2. Ja, just. Ahteks lähed nii ju. Ja, just. Aga muideks, kui ma mainisin, et meil tuleb papsid, siis nii mõnigi küsis minu käest, oota, papside sarjast tuleb keegi või? Ja nüüd mul on võib-olla nagu kohustus neile, kes ei tea, kes on need teised papsid Eestis, keda mina palju rohkem kuulen ja vaatan, et kes olete teie papsid.ee-na siis, kes on Illimar ja Kristo. Teil on kindlasti palju rolle, aga ilmselt ei ole seriaali näitlemine üks nende seas. Nii et mis rollid teil on, kuidas teie ennast päriselt tutvustaksite nüüd kõigile siin? Ma võtan alguse siis endale. Papsid ja see Papside seriaal ei ole ka meile tegelikult üldsegi võõras, sellepärast, et tänu sellele Papside seriaalile saime meie enda podcasti, papsid.ee podcasti üldse lansseeritud ja nii-öelda välja, sellepärast, et meil oli väga ilus ühisosa Elisaga ja me saime tänu sellele ilusa kokkuleppe ja nemad panid meile toeta võla alguses alla, et me saime enda podcasti ka mõnusalt maast nii-öelda lahti. Aga papsid ja papsid.ee me Illimariga alustasime, nüüd on 3 aastat sai meil täis sellest ideest, kus meil see idee sündis Sõrves ääres mul suvilas. Ja seal midagi muud ei olnud, kust ta tuli see, et me oleme ise enda soetes korralikult ämbreid läbi kolistanud ja ütleme niimoodi, et ikkagi auke endale sisse kaevanud, mida on olnud tükk tegemist, et täita ja oleme õppinud sealt päris palju ja siis meil endal ka päris paljud tuttavad tegid erinevaid suhtekoolitusi ja siis me saime aru, et kuule, et need on kõik sellisel ideaaltingimustel võiks öelda. Ehk siis kas on lapsed suureks kasvatatud või on juba teisel ringil ollakse ja kui kõik mõtlevad selle peale, et kuidas on suhet hoida, kui lapsi näiteks ei ole võrrelda selle perioodiga, kus tulid lapsed ja enne seda, see on öö ja päev, eks ju, sul on nagu tohutult aega selle suhtele panna. Ja siis saime aru, et kuule, et meil on tegelikult päris palju, mida jagada. Meil on päris palju kogemusi, mida jagada ja oleme päris palju õppinud sellel teekonnal ka ja neid teraapiauksi väga palju kolistanud, kust muidugi ka palju seda infot on tulnud. Ja tahtsime teada, kas see nagu ainult meil on niimoodi või teistel ka. Võtsime Statistikaametist natuke statistikat välja ja saime teada, et kui lapsed tulevad perre, siis suhted lahutavad pea 3 korda suurema tõenäosusega. Ehk siis nii on. Ehk siis lapsed võiks öelda, et elu õied, eks ju, aga suhted keeravad tegelikult päris hästi pekki. Ja tõepoolest väga paljud suhted hindavad oma suhte rahulolu, nagu 70% lausa paaridest hindab suhte rahulolu väga palju halvemaks pärast laste sündi tulekut paar aastat. Nii et see on korralik väljakutse. Ja siis me saime aru, et seda väljakutset
on võimalik siis muuta, me loodame, et on võimalik muuta ja tuua peredesse rohkem seda tagasi, seda õnne ja ega need lapsed ju ka mitte midagi muud ei taha, kui tegelikult need õnnelikku paarisuhet, et need vanemad oleksid koos õnnelikud ja head. Ja sellepärast me seda popside asja ajame. Nüüd juba 3 aastat ja jah, kevadel saab selles suhtes 3 aastat nagu koolitusi ja kokku on meil üle 500 papsi on käinud meie enda nii-öelda koolitusruumist läbi, pluss siis kõik konverentsid ja muud esinemised, kus me nagu käinud oleme, nii et selles suhtes on väga lahe. No sa jätsid Kristo ühe asja mainimata. Mille? Sa jätsid selle mainimata. No ühesõnaga Kristo räägibki täna arvatavasti rohkem. Sa juba võtad siukse mõnus asendi sisse ja kuulame Kristot. Las ta seletab ära, aga ühesõnaga, miks meil just papsid on, tegelikult meil see papside seriaaliga tõepoolest pole mingit seost. Lihtsalt see oli kokkusattumus. Aga kus juures see oli veel lahe, me tegime papsid.ee, registreerisime ära ja täpselt samal aja pärast seda, kui meil oli see tehtud, tuli see papside seriaal välja, nii et selles suhtes meil ei olnud veel seda nagu, et me nagu samal ajal oli see idee meil ja nagu neil, nii et ei teinud meie nende järgi ja nemad võib-olla siis mitte meie järgi ka, kuigi meil oli varem. Aga miks me just isad fookusesse võtsime, ma oleks võinud ju hakata suhetest rääkima, kuigi me täna koolitame ka emasid ja ettevõtteid, siis lihtsalt kahjuks sünnitusmajas meile isadele ei anta rohelist raamatut kaasa, kasutusjuhendid, mis me nüüd siis teeme ja siis me jäämegi suhteliselt siukene nagu nõutult, mis toimub ja see papside idee tegelikult sai veel varem, no mitte selle koolituse idee sai veel varem alguse 2 aastat enne seda, et mul üks sõbranna, kes on ämmaemand, helistas mulle, ütles, kuule Illikas, et jama on, et sa oled kirjutanud siin blogisid ja asju, et sa on nagu kaasatud paps on ja et peaks mingi koolituse tegema isadele ka. Et perekool teeb koolitusi, aga sealt nagu emad saavad väga väärtuslikku, aga isad jäävad nagu kuidagi ripakile. Mitte midagi ei ole. Mitte midagi pole ja no tegelikult meil on nagu tööriistakoffer küll, aga mis me oma vanematelt oleme kaasa saanud ja Ameerika filmidest, et suured Läänemere lained ja vaikiv ajastu ja kõik siuksed vanakooli asjad on ja aga on märksa paremaid asju, mis tegelikult seda suhted viivad nagu nii-öelda kokku ja harmoonilisemaks, eriti väikelaste perioodil. Just. No kes on see mees eeskuju, keda te seal koolitusel, võib-olla kelle poole te ise pürgite iga päev olema ja kelle te seal koolitusel annate sellele koolitusele tulnud väsinud isale ette, et mille poole pürgida. Milline see mees siis on? Milline ta olema peaks siis? Tuli mitu mõtet jälle. Küll Illimar saab enda sõna ka. Rahulikult. Kõigepealt oli see, et mulle tohutult meeldib see, et esiteks mulle meeldib, et me koolitame. Miks? Sellepärast, et sa vaatad kogu aeg igat oma nagu suhte situatsiooni ka läbi selle prisma ja sa alati mõtled, et oota, aga kuidas ma tahan, et nagu see lugu nüüd lõppeks, eks ju? Et kuidas, kui ma seda lugu peaksin rääkima, kuidas ma tahan, et see lugu nagu lõppeks? Ja see on nii pagana mäge nagu paarisuhte kontekstis ka, et seda nagu paarisuhtesse tuleb seda nagu headust läbi selle juba puhtalt nagu juurde, et sa lahendad mingid asjad teistmoodi, sest sa mõtled läbi selle nagu prisma. Ja see öeldes, nagu, et kui me oleme seal koolitusruumis teiste isade ees, siis me ei ole need. Ma arvan, et me raputame endale nii palju tuhka pähe, ja kuidas mitte teha, kuidas me iseenda suhetes oleme teinud, et see ei ole nagu, et ennast me kuidagi seal pedestalil tõuse, et meil on ka naised, kes kodus ütlevad nagu, et kurat sa need papsi sa koolitad, et käid ise ka samamoodi nagu sa nagu seal räägid, eks ju. Et seda me saame, ma arvan, söögi alla ja söögi peale nagu ise ka. Aga lihtsalt mul tuli paar ägedat nime tuli meelde, kes meil podcastis ka on käinud, et üks on kindlasti Timo Porval, kes mul endal on nagu väga ägedaks eeskujuks just selle vastutuse võtmise nagu osas. Ja teine Mardo Männimägi, kes nagu paarisuhte kontekstis ja tema need printsessi nädalad, mis ta oma naisele sünnipaks korraldab ja need on nagu, need on küll 2 tüüpi, kelle poole vaadata alt ülesse. Väga lahe. Illimar, kes on see eeskuju mees? See ei peagi nimeliselt olema, milline ta on? Jõuluvana. Nagu selles mõttes, et polegi olemas. Polegi olemas. Tegelikult et ma arvan küll, et minu enda ideaal on arvatavasti, et mul on keeruline nagu teistega ennast võrrelda, sest ma tahaks olla parem versioon iseendast. Ehk siis miks ma üldse seda asja teen, miks ma neid suhetele panustan ja miks ma nende lastega õudselt palju tegelen ja ma armastan seda. Ja ma tahan olla selline isa, keda ma oleks soovinud iseendale. Ehk siis mul on võimalik, mul anti teine võimalus ja ma väga hästi kasutan seda ära. Ja lihtsalt, mis siis juhtub, kui sa tahad olla parem versioon iseendast ja oled tõesti kaasatud isa ja kaaslane, on see, et sa mõjutad ka teisi suhteid. Näiteks minu isa sai 3. võimaluse
ta keeras oma isaduse pekki, ta keeras oma lapsepõlve pekki ja abielu keeras pekki, aga täna ta näiteks on super vanaisa, et ta sai 3. võimaluse ja tänu sellele, et lihtsalt mina muutsin ennast ja ma sain isaga üks-ühele rääkida ja pakkuda seda armastust ja empaatiat ja hoolivust, et ma mõistsin, miks ta tegi neid tegusid sellel ajal, nagu ta tegi. No lapselapsi olete ka päris palju peale teinud. Ja, mul on 4 venda, et me oleme 14 lapselast teinud, et siis, Wow. et siis papsil ei olegi muud tegevust. ta on 14 uut võimalust saanud, nii et. 14 uut võimalust. No osad on juba suured, peavad juba ise varsti lapsi sinest. Aga milline lugu võib-olla või kogemus, pigem kogemus nendelt koolitustelt on teid ennast võib-olla natuke nagu raputanud? On olnud mõni selline olukord? Palju. On palju. No, räägi nüüd on... mõni konkreetne siuke raputav lugu või üllatusi pakkuv. Ei no seal on ikkagi, me räägime erinevatest, me rändame koolitustel tihti läbi nagu baasvajaduste, mis meil kõigil suhtes on olemas ja me erinevaid, iga koolitus on muidugi erinev, sellepärast et vastavalt sellele, kuidas ruumi kokku tuleb, eks ju, et kui seal on väga palju väikeste laste isadega, väikeste laste isasid või on teismelist isasid, on 2 täitsa erinevat, eks ju, koolitust. Aga mul tuleb konkreetne meelde, kui me räägime sellest, et kuidas ja mismoodi võiks, ütleme, et kui tihti ja kuidas võiks paarisuhtele nagu panustada läbi erinevate viiside ja üks hästi lihtne viis on nagu kohtingud, eks ju, kuidas sa paarisuhteliselt panustada. Ja siis meil on meeste koolitusel ja naiste koolitusel on paar nagu väga drastilist näidet olnud. Ja üks konkreetselt oli naine, kes kui küsid, et millal sa mehega viimati kohtingul käisid ja siis mees ütles, et kuule, või naine ütles, et kuule, et tead, et nagu ma ei mäleta. Ma ütlesin, et proovi ikka mõelda, et meil on siin rekordid, et äkki lööd rekordi üle lausa ja siis ta mõtles edasi ja siis ütles, kuule, tead, et kas see läheb ka arvesse, kui ma mehega nagu kalal käin? No oleneb, eks ju. Ja kõik teavad, mis on kalamehe naisel. Kalamehe naisel on ussid. Ja no ütleme nii, et tal olid ka sellepärast, et ta andis ussi kätte oma mehele. Ja siis küsime, kas sa naudid ka seda? Ei, aga ma teen seda, käin tal kaasas ja annan talle ussi ette. Okei, aga kas midagi sellist, mida nagu sulle ka on nagu suhte jooksul olnud? Ja siis ütles, ei, et praegu ei tule, me läksime edasi, liikusime nagu järgmiste inimeste juurde ja siis lihtsalt vaatame tagasi ja naine nutab. Sellepärast, et ta sai aru, et ta pole kogu oma abielu jooksul pole mees talle mitte ühtegi nagu seda temale midagi teinud. Et nagu siuksed nagu kurvad lood ka on. Ja loomulikult on rõõmsad lugusid, näiteks meil on... Mina räägin rõõmsa loo. Mina räägin rõõmsa loo. Millised tahavad rääkida? See juhtus siin samas, mitte siit kaugel. Ammu aega tagasi. Saue vallamajas olid kord ühed papsid, kes hakkasid mehi koolitama. Olid väga ägedad mehed seal ja sattus meie koolitussaaliga üks härrasmees, kes pärast tuli ja rääkis meiega. Ütles meile aitäh. Miks ta ütles meile aitäh? Sellepärast ütles, et ta ei teadnud, et ka niimoodi on võimalik. Ta oli just 3 päeva varem, oli sõitnud õnnepalee ukse taha koos oma naisega, et anda sisse siis lahutus. Ja saad aru, need õnnepalee inimesed, kurinahad, mõtlen bürokraadid, nemad olid lõunale näinud. Ei viitsi tööd teha, Ja uks oli kinni, siis ta vaatas, et äkki on see mingi märk, äkki on veel mingi võimalus. Ja Saue vald oli meie koolituse ostnud ja siis papsid said üsna, ütleme, et sümboolse hinnaga said sinna sisse. Ja kui ta nagu koolitusel oli, siis ma nägin, et ta nagu svamm võtab nagu sisse. Seal oli üldse 2 papsi oli samas olukorras nagu nii-öelda. Ja siis, kui ta pärast oli niimoodi, mine pekki, mul on võimalik. Ma pole seda ja teist ja 3. kasutanud. Elementaarsed asjad, mida me tegelikult oma koolitustel anname, mis on kõigil kätte saadavad tööriistad, aga paljud ei oska seda õigel hetkel mismoodi kasutada. Ja siis 6 kuud hiljem või mis ta oli, kirjutas, kuule kutid, aitäh teile. Et siit oli nagu nii-öelda minna. Wow. Et need on need lood, et mille pärast me seda teeme, mis nagu meil on oluline. Me ei taha, et see statistika oleks seal 3 korda rohkem lahutusi. Come on, me oleme ise need jamad läbi käinud, et ei ole vaja. Tahtsid veel mõne loo panna või? See oli ilus lugu. See oli üks ilus lugu. Jah, et andis selle piisava positiivse punkti siia, aitäh. Kas on mõni müüt või mingi siuke meheks, tead meil meeste kohta on siukseid ütlemisi ja kõik mehed on sellised ja kõik mehed on sedamoodi ja teevad seda nii või naa. Kas on mingi siuke asi, mida te olete näinud, et kurja, vaatad neid mehe, ei ole ikka nii küll. On mõni müüt, mida te saaksite kohe ümber lükata, olles nii paljusid mehi näinud, olles ise mees? Ma ei saa ühtegi, selles mõttes Krista saab kindlasti, aga mul lihtsalt tuli praegu üks meelde, mida ei saa ümber lükata, mis vastab tõele. Mehed on neandertaalid. Pole midagi teha. Lihtsalt ühel naiste koolitusel, meil oli naiste koolitus, nagu, sorry, siin saalis on ka naised, aga palun suhelge meestega otse, nagu otse. Mitte ärge tule koolitusele. Kallis, ma vaatan, et
ma vaatan, et tubane atmosfäär hakkab kahtlaseks muutuma, et siin hakkavad kärbsed ringi lendama. Mis imelik lõhn see siin on? On jah imelik lõhn. Kallis, juba nagu karmima häälega. Mulle tundub, et see prügikast on täis. Ja siis mees vaatab, tõepoolest on täis. Ja siis lõpuks, palun vii ära. Kohe öelnud siis. Ja veel naiste koolitusel üks naine ütleski, et ta on praktiseerinud oma mehega juba 5 aastat. Sihukest asja, et ta ütleb otse mehele, mis ta tegema peab. Ja päriselt, mees teebki. Me oleme väga lihtsad tegelast, et nagu seda müüti ma kinnitan. Me oleme väga lihtsad, et otse aadress, mida ja kuidas teeme ära korras. Ja teised naised kinnitasid ka, algus olid nagu hämmingus, et kas see päriselt toimib. Ja siis ja, ma olen ka proovinud ja toimibki. Aga lükkame osadel ma lükkan selle ümber, et ma on ikkagi osadel meestel on võimekus ise ka prügikast välja viia. Et ma on ikkagi neid seda ka. Et kõik ikkagi ei ole. Eriti peale pärast meie koolitust. Erandid kinnitavad reeglid selles suhtes küll, jah, seda küll, jah. Kas on veel mingit? Müüti. Tead, ma ütlen teile siis ise. Ütle. Ma küsisin tegelikult AI-lt. AI-d ei saa, ma tean, 100% usaldada, aga ma palusin, et ta kontrolliks fakte ja otsiks välja reaalselt nagu teaduslikult mingit uuringutest, tõestatud faktidest ja siis meeste kohta siis, mida on uuritud ja mida öeldakse. Teie siis nüüd roll on need väited, kas siis ümber lükata, kinnitada ja võib-olla nagu hästi lühidalt selgitada, kuna need on päris mitu tükki, siis ärme nagu tervet nagu episoodi nüüd selle peale kuluta. Vaatame. Esimene fakt, mis AI välja tõi, mis on siis tõestatud, et mehed kogevad stressi korral tõmbu eemale reaktsiooni 3 korda sagedamini kui naised. See on muster, mis meil on jälle nagu ette tulnud, see on mitu tükki. Esiteks me meestena nagu päriselt ka me kardame naisi ja me kardame neid emotsioone, mis sealt tuleb ja palju lihtsam on mitte sellega tegeleda. Nagu me oleme laisad. Me oleme päriselt laisad ja nii palju lihtsam on mitte sellega tegeleda. Mis siis, et see on edasiviiv jõud, kui me nendega tegeleksime? Mis siis, et konfliktid on iga suhtesse sisse kirjutatud ja on nagu koostöö alus? Mis siis, aga ikkagi me rahulikult pigem võidame pea liivale. Selle vastu aitab hästi aus kommunikatsioon ja selle treenimine. Ehk siis me anname meestele kätte siis sellist tööriist, et nad oleksid rohkem emotsionaalselt kätte saadavamad. Ja see algab tegelikult iseendast ka, et sa pead ausalt nagu endale otsa vaatama. Sa arvad, et seda on nagu võimalik muuta, et kui sa naine on emotsionaalne, on mingi tohutu olukord, naine seletab ja sa näed, kuidas see mees juba, ta pilk läheb tühjaks, ta on lihtsalt kuulab, peale vaikselt norgu ja lõpuks, kui sa siis julgetalt midagi või annad talle sõna, et no nii, mis siis sina arvad? Ja siis ta lihtsalt ütleb, jah, ma olen kõigega nõus. Mul on 2, vähemalt mehele jäi lõppsõna. Mehele jäi lõppsõna. See on oluline või? Jah, et ma olen kõigega nõus naine, mis sa ütled. Aga see on 2 asja ja selles suhtes siin ma vaataks küll hoopis naistele vaataks otsa. Sellepärast, mida tegelikult naised teevad suhetes nagu väga valesti on see, et naised, teie ei ole ausad suhetes. Näiteks on see, et konkreetne, et te lähte mehe juurde ja siis mees ütleb, et nagu ütled mehele näiteks, et ma ei tea, ma tahan suga rääkida. Ja siis mees on see, et nagu pekkis jälle seda saagi käima tõmbad, eks ju. Ja tihti on mehel lihtsalt õigus, sa tõmbadki saagi käima, sellepärast, et see asi on nüüd nii kaua kogunenud su sees, et lõpuks, kui sa sellega mehe juurde lähed, on ta nagu siukseks väikeseks tuumaplavatuseks juba nagu läinud. Lisaks see näiteks, kallid naised, nagu jälle, kui rääkida naiste faktidest, sest ikkagi paarisuhe on ju mõlemad pooled, siis kas te teate seda naised, et kui teie sees on siuke väike klikikene, mis käib ja ühel hetkel on see, et teie sees on otsus, et sellest paari suhtest astute välja. Et see paarisuhe näiteks ei ole teile, et te teete selle otsuse enda seest ära. Mis te arvate, et kui kaua on keskmine, mis statistika ütleb, et millal mees sellest teada saab, et te olete sellest paari suhtest välja astunud? Jah, et 6 kuud, kallikesed. 6 kuud ja siis jääb alles mees teada, et kuule, et naine on ennast 6 kuud tagasi paari suhtest välja kirjutanud. Ehk siis see aus kommunikatsioon, ta on nagu igapidi, see on iga suhte vundament ja tuleb erinevalt poolt, et nii meestel on see väga raske ja meil on raske vastu võtta seda, aga naistel täpselt samamoodi, et olge ausad ja ei ole vaja kiki varvukil seal kodus käia, sellepärast, et meil on nagu üks suhe ja üks elu, mida me elame, nii et olge ausad ja veel rohkem ausad. Point on siis see, et nagu et kiiremini reageerida, mitte koguda neid, et julgemalt iga päev laod mingeid asju. Seda ka ju ei taha, siis sa oled see näägutav naine ju minu arust. Sa oled näägutav naine ju täpselt, aga see ongi see, et mille jaoks meestel on vaja vaata neid samuseid meestega kokkusaamisi, meeste ringi, et osata võtta seda vastutust. Sest tegelikult me kasvame ju meesteks läbi naiste. Nii ka käib.
ja kui ma läheksin iga naise emotsiooniga kaasa, siis ma ei oleks peres see majakas, see kindel kalju, vaid ma oleks see emotsioonide merel ulpiv mingi paadikene. Mul on 3 tütart ja naine. No mul käib ikka kodus vahepeal päris rets tornaado ja möll seal on ju. No minu naine, kui tal tulevad emotsioonid, see on nagu sügav ookean on ju, aga plikad, need on siukene, need murdlainetus seal kuskil ääres, et sa tead, et see tuleb kärmelt ja kähku ja kaob on ju. Aga seal tulebki jääda selleks majakaks, kes võtab vastu need lained, kes ei tõmba kuskile pead liiva alla või võtab selle vastu, püüab selle emotsiooni kinni. Ja siis, kui naine vaatab, sa ei tulnudki kaasa sellega, mitte et sa ei põgenenud ära, vaid sa päriselt kuulasid mind lõpuni, sa olid emotsionaalselt kätte saada. Aga paljud mehed ei oska seda. Meil ei ole seda õpetatud, meil ei ole seda kaasa antud, meil ei ole seda paari suhtesse antud. See on üks tööriist, mis on hästi puudulik. Mis meil isadel õpetati, kuule, tuleb probleem, sa oled mees, lööd rusika klavale ja ütled, et nii, naise koht on köögipliita ja minu rusika vahel ja kui on mingi probleeme, siis uks on seal, eks ju. See oli vanakool siukene. Aga täna ei ole enam niimoodi. Täna me oleme ikkagi suhteliselt palju võrdsemad. Et me peame üksteist tolereerima, arvestama, aga meestel on veel puudulik just nimelt see emotsionaalsus, emotsionaalne kättesaadavus, emotsionaalne, kuidas ma ütlen siis, küpsus. Sest miks me friisime ära, miks me tõmbame niimoodi koopasse, on see, et me oleme nagu need poisikesed, kes on pahandust teinud või kohe läheb nüüd jamaks. Kas ma nüüd pean tõesti põgenema või mul on lihtsam näiteks talle vastu midagi õiendada või öelda, et ma ei peaks päriselt seda emotsiooni vastu võtma. Ja seda nagu või seda muutust näiteks vastu võtma. Seda muutust on ju. Ja siis siin ongi sellest ei piisa ainult, et see naine siis kõik välja laob, vaid tuleb ka aru saada, et mis on selle emotsiooni taga, miks ta seda ladus välja, mis on see tegelik põhjus, mis on see katmata vajadus, emotsionaalne vajadus, mis on seal taga, on see mingi hirm, on see mingisugune mehe kättesaamatus või ongi see ebapädevus, et kus kohta see asi jõuab. No ma sain väga hea selgituse praegu ja see väikese poisikese näide siia juurde oli päris hea paralleel, nii et aitäh selle eest. Nii, vaatame, mis teine fakt on. Kuule, see teine fakt on see, mis sa ise välja tõid. Laste sünni järel langeb paari suhtes rahulolu keskmiselt 67%, sa ütlesid 70%, eriti meestel, kes tunnevad end vähem vajaliku partnerina. Ja no see on põhiline asi, miks see juhtub, on see, et sul tuleb nagu selline nunnupall tuleb suhtesse. Sul on nagu pisikene, see nunnupallikene, armastust on ruum täis, seda on nii palju, vaata. Kas teil juhtus täpselt sama asi? Muidugi. Fookus on seal, sul on nagu fookus on sellel paari suhtel ja kõik selle lapsel, eks ju, ja justkui kõik ongi hästi, sellepärast, et nagu sul on uus ilmakodanik ja kõik ongi ja siis on esimesed 1,5 aastat on tavaliselt, see laps ongi pedestaalil, ta on selle esimese koha peal ja see laps võtab kõik selle pere nagu enda peale, mõnikord tehakse veel teine peale, mõnikord tuleb 3. peale ja siis on minult räägid või? Sinust jah. Ja siis on 6, 7, 8, 9, mõnikord 10 aastat, kus on see nagu lapsed on olnud selle pedestali peal ja seda paarisuhet ei ole. Ja kui sul ennem oli see, et sul oli paarisuhet, seda 50% naised endale. Rääkimata sellest, et naise keha oli ka ikkagi nagu vahepeal oli ka sinu nagu nii-öelda vahepeal kaisus hoida, eks ju. Siis nüüd ühel hetkel on see, et naine ei taha, et nagu sina mehena isegi hingaks ta peale mitte, eks ju. Et see on nii drastiline muutus, et loomulikult need katmata vajadusi tuleb nii palju juurde ja järjekordselt, kui seal ausat kommunikatsiooni ei ole, kui sellest te räägite, siis meie mehed oleme väga osavad, milles veel solvumises. Me oskame väga hästi ära solvuda ja siis solvume väikese pisikese lapse peale, sellepärast, et tema võitis meie naise ja meie käest, eks ju, ära. Ilmselgelt see on üks, aga naisel samamoodi, et see suhte rahulolu kukub mõlemal. Aga et see on minu enda jaoks oli ka see nii drastiline muutus, millega ma ei osanud üldse arvestadagi, sest meil see esimene laps tuli ja meil tundus nagu elu läheks täiesti samamoodi edasi. Ja kõik suhtes nagu intiimsus ja kõik muud asjad olid ka, tegime mingi tööasja värki. Aga siis kui natuke suuremaks kasvas, kui see beebi, esimene beebi mul sai läbi, kui hakkas see päris areng nagu nii-öelda pihta 3, 4, 5 kuuselt on ja siis oli järsku, et oot. Esiteks, kus see intiimsus jääb. Väga palju fookus läheb selle lapse peale, kus mu sõbrad on, mis mu hobides on saanud, ma ei tea enam trenni ja see oli täiesti totaalne nagu nüüd on maailm muutunud ja mis toimub. Ja ma olin omadega plindris, sest mul ei olnud kellegagi rääkida ka, sest ma olin oma sõprusringkonnas esimene, kes sai nagu nii-öelda isaks. Ma ei saanud ka tuge. Ja siis me tegime Kristoga, üldse me alustasime, tegelikult papsi tahtsime alustada sellest, et me teeme alustava isa ABC. Siukene oli lihtne, tükene paaritunnine koolitus on ju, kus me tegelikult anname nagu nii-öelda kätte juhtnöörid, mis nüüd hakkab saama. Me ei õpeta siin mähkusid, vahetame siin mehi, ega me ei õpeta siin muid asju, me õpetame, kuidas hoida suhteid. Seda 3 suhet.
esiteks suhet iseendaga, et sa ei kaotaks sinna seda ära, onju, siis mina kadusin tõesti isadusse ära. Väga keeruline on hoida seda paarisuhet. Teine suhe on see paarisuhe ja kolmas on see kõige uuem suhe, on see lapsega suhe. Lapsega suhet on tavaliselt kõige lihtsam hoida, kõige parem sinna fookus panna. Ja miks see paarisuhte rahulolu kukub, ongi see, et sinna lapsele pühendatakse tohutult palju. Ja võib-olla võib ka juhtuda seda, et sinna pühendab naine väga palju, mille pärast me seda koolitust teeme, kuhu kadus naine. Ja siis mees tunneb, et oh my god, mind ei ole üldse siin, nagu sa ütlesidki, et ma ei ole vajalik, sest meil meestena ei ole õpetatud seda kaasatust. Me ei tea veel seda, nüüd aina rohkem õnneks sellest räägitakse, et vundament, lapsega loomise vundament 0-3 eluaastat on kõige tähtsam. Kuidas meid kasvatati? Mina olen 40-aastane. Too see poiss siia minuga mängima, kui ta enam püksi ei lase junni, et ma ei pea talle mähkusid vahetama, kui ta oskab muga rääkida. Siis hakkab issi taga tegelema. Esimene 0-3, kõige tähtsam asi, kõige tähtsam side, kadunud. Kui ma olen kaasatud isa, ma jäin 3. lapsega ise koju. Ma sain aru, ema puhkus on farss, mis puhkus see on, et mis asjast ei räägita. Ja ma sain aru, et kui ma panen fookus sinna lapse peale, ma ei lähe naise juurde kiisu-miisu näo nurruma ja niisugust asja küsima, et ma juba sain ise aru, kui läbi see võtab. Ja tekkis mõistmine ja arusaamine sellest, et kui äge on see laps, kui äge on see isadussuhe. Aga sinna võib ka samamoodi ära uppuda ja siis ongi selle paarisuhte rahulolu läinud. Aga mis ma võin öelda selle sammuse selle uuringu kohta on see, et jah, me oleme õnnetumad, kui need lapsed on väiksed, aga nad hakkavad tagasi andma. Need hakkavad, samasugune uuring on tehtud siis inimestel peal, kellel ei ole lapsi ja neil kogu aeg siukene nagu nii-öelda õnne, seal rahulolu, see siukene vaikselt kasvab see kõver, on ja. Ja siis vaadatakse lapsevanemaid, kasvab natukene, siis tuleb lapsed, kukub rämedasse miinusesse. Ja kui need lapsed suuremaks kasvavad, nad hakkavad tagasi andma, kui nad hakkavad juba kodunt ära minema, siis see kasvab ja kasvab. Kui tulevad lapselapsed, siis see läheb niuksesse, ütleme, et sinna orbiidile, kus need lasteta inimesed never ever jõua. Et miskipärast on loodus meid kompenseerib, annab seda õnnetunnet ja seda kõike tagasi. Et mis, nagu minu isaga juhtus, talle anti teine võimalus, mis temaga praegu toimub see, et ta vananeb aeglasemalt. Ta aju töötab palju funktsionaalsemalt, sest ta saab nende lastega tegeleda, ta saab mängida. Ta saab nende kortisoli taset lasta allapoole ja kõik need asjad juhtuvad meiega siis, kui me oleme lapsevanemad või vanavanemad. Aga paljud vaata see auk, kui tuleb, nagu te ise ka ütlesite, et 3 korda rohkem lahutavad. Kui laps on seal umbes 2-3 aastane, et tegelikult see õnnehormoon või õnn võiksid tagasi tulla küll, aga enne tuleb tšahmah ja ei jää midagi sealt alles, on ju. Et võib-olla seal vanaisa ja sa saad jälle oma seda sidet tugevdada. Mis te siis tegite? Ütelge siis nüüd nagu päriselt. Nüüd, kui praegu keegi kuulab ja mingi, kuule, ma olengi täpselt seal augus. Ma olengi täpselt selles samas kohas, millest sa Illimar rääkisid, et ma sain aru, et mul ei ole enam ei obisid, ei midagi, ei sõpru ega kedagi ja naist ka ei ole nagu justkui enam. Et kuidas sealt välja tulla? Ma tean, et mul on lapsed nüüd 4 ja 6 ja ma olen seal augus ära käinud ja me oleme täpselt seal, et väga mõnus juba hakkab. Et tegite läbi nii-öelda selle? See auk on läbitud, see oli hirmus, korraks oli täpselt siuke tunne, kas me üldse saame enam edasi jätkata niimoodi. Aga see auk on läbi käidud ja sul on täielikult õigus selle õnnetunde osas. Aga nii paljud ka minu ümbert olid need, kes selles augus otsustavad laiali minna. Mida teie siis tegite, mis päriselt aitab? Number 1 asi, mida me Kristoga populariseerime, ütleme, mitte ühtegi head kriisi ei tohi raisku lasta. Laste tulek suhtesse on kriis. See on fakt. Mida see kriis meil õpetab, on see, et me tulevad päriselt, tumedad pooled tulevad välja. Meil on väsinud, meil on mingisugused hormoonid, naistel kikivad täiesti alla. Süütenöör on kõige lühikesem. Süütenöör on kõige lühem. See on kõige parem suhtesse vaatamise hetk. Kuidas meie suhe tegelikult päriselt reaalselt toimib. Aga mis meie tegime, Kristo tegi ka siin omasid trikke ja värke, aga meil konkreetselt me võtsime kõige suurema suhtekriisi vastu, kus meil oli nagu põhimõtteliselt 3 lapsega, et nüüd hakkame laiali minema ja jama lugu, et siin asi ei toimu ja siis iga see suur kriis lõpetab selle kriisi sealt sellest hetkest, selle suhte lõpetab selle ära ja hakkab uus suhe, kus tekivad uued kokkulepped, uued baasväärtused, kõik asjad, mis asjad tulevad teisele, näiteks aus kommunikatsioon ja kõik asjad. Meie võtsime näiteks, mis aitas meid sellest august välja, võtsime ausa kommunikatsiooni.
see on samune asi, mis ma siin alguses välja reklaamisin, et näed, saate, kes siin meil külas on siin, et saavad selle nagu nii-öelda see ehk siis suhteaudit, mis on meil ka kodulehel nagu nii-öelda saadaval. See on selline asi, mida me kasutame iga jumala, kuidas ma ütlen siis regulaarselt nagu iga jumala nädalaselt siiamaani. Sest see viib edasi, see tõstab suhte kvaliteeti. See lihtsalt on võimalik probleemid, nad ei saa tekkida, sest sa arutad need läbi. Et isegi kui nad tekivad, ikka tekib mingisuguseid konflikte ja asju. Tore, võtame vastu, seepärast, et inimestele me kogu aeg areneme. Indiviididena ka ja see paratamatult mõjutab ka suhet. Aga kui me teeme neid suhteauditud, vaatame, mis seisus me oleme praegu omadega, mis on need katmata vajadused, miks ma teen neid asju, miks ma praegu jonnin sinuga, miks praegu sa käid mulle täiega närvidele, kuule, äkki sa oled väsinud, äkki sul on üksi olemise aega vaja või kuule, me pole paari suhtele praegu üldse panustanud, tegelikult meil on vaja nüüd need lapsed viia sinna vanemate juurde. Oh my god, mul on laps 2-aastane, kuidas me viime sinna, siis pärast mis ühiskond vaatab? Mis laps vaatab, kui ma ei vii enda näiteks, meil on suhe nii pekkis ja me ei võta seda aega suhtele. Ja kui meil suhet pärast ei ole. Et need on need kaalukausil asjad, meil perspektiivid jooksid paika, me hakkasime mõistma, et oot, et kui me kogu aeg lastele panustame, kui me seame lapsed esikohale, ei sea nagu suhet teisele kohale näiteks ja ise ennast esikohale, siis me jookseme lihtsalt tühjaks. Ja meil pole kuskile panustada ja lõpuks me oleme laiali, me oleme toksilised vanemad, me kakleme oma vahel ja lastel ei ole tore. Ehk mis me seadsime lapsed jõuga allapoole. Ma ütlen veel sellega juurde sinna sama, mis sa tegelikult sisse tõid, hästi on nagu vajadused ja siit nagu natuke on isegi nagu ei taha ühte nagu välja tuua, siis meil ongi nagu terve päev, meil on täis pikk päev, kus me räägime sellest nagu kaks põhimõtteliselt teha nagu nendest vajadustest ja aga üks asi, mida ma tooks nagu välja, või nagu kaks asja. Üks on nagu meestele, ma olen seda korduvalt öelnud ka ja nagu ma ei väsi seda kordamast, et kui lapsed on väiksed, nagu alla 2-aastased, siis paari suhe on mehe vastutada. Ehk siis seal ei ole see, et nagu naisel on ressurssi panustamaks paari suhtesse. Tal on kogu keha hormonaalsüsteem öelnud, et näed, siin on uus elu, vastuta selle eest, seda sa pead üles kasvatama, talle andma süüa, hoolitsema sellest, et ta on elus. Nagu kogu keha ütleb talle seda. Ja nüüd mees võib ju ära solvuda, et ootana uus fookus on või siis aru saada, et ongi see 1,5-aastane, 2-aastane periood ongi see, kus nagu prioriteedid ongi natuke teistmoodi paigast ära. Aga ma soovin, et mul 2 aasta pärast oleks ikkagi naine, kellega nagu koos ikkagi veel suhtes olla ja ma panustan sellesse. Et kõik, mis sina mehena teha saad sellel nagu 1,5-2 aasta jooksul, ma ei tea, laseki vanni vett täis, annad talle oma aega, võtad lapsed võimalikult palju eest ära, et natukenegi saaks ennast näiteks naisena tunda ja lille lüüa. Paned kas või ise nõude masinasse, come on, et naisel ei oleks üks laps veel juures sellel perioodil. No see on väga oluline, et oleks üks laps veel juures sellel perioodil. Ehk siis see nagu, on nagu maru oluline, et mehed võtaksid nagu selle vastutuse. Ja teine asi on hea lihtne asi, et kui te seda ausa kommunikatsiooni praktiseerite ja omavahel räägite, siis küsige kas või see üks väike lihtne küsimus, näiteks eriti kui lapsed on väiksed, et nagu kallis, mida sa praegu vajaksid? Mida sa praegu vajaksid, et tunda ennast näiteks rohkem naisena? Naine võib sulle vastu samamoodi küsida seda sama küsimus sinu käest ka nagu mees, sest sul on ka kindlasti, aga ma arvan, et ei ole naist praegu siin saalis ka, kes ei oska vastata sellele küsimusele, et kallis, mida sa praegu vajaksid. Ja see ei tähenda see, et sina mehena pead kõike nagu seda appi tõttama ja kõik tema vajadused ära lahendama, ei. Aga seda on hea lihtsalt teada. Ja võib-olla see, et naine saaks enda vajadust rahuldada, tõepoolest pead sa vahepeal lapsed võtma, et ta saaks 2-3 päeva näiteks siis endaga, eks ju nagu olla. Et millal viimati üksi näiteks keegi oli siin, eks ju. Et millal ei olnud laps ümber, kui lapsed on väiksed, millal sina olid viimati näiteks 1-2 päeva täiesti üksinda, et sul ei olnud ühtegi meest ega lapsi ega mingit kedagi ümber? Ei, 2 päeva kindlasti vist ei ole. Aga samas see vajadus on meil nagu kõigil olemas, et saada üldse aru, et okei, et mida nagu mina tahan. Eks sellised asjad, lihtsad asjad on ühtepidi, aga teistpidi asjad, mida me tegelikult endale ei anna, nagu ei võta ja suhetesse ei too. Ja ma ütlen, et selle peale, et kui sa oled nüüd tühi, eriti hull ongi lugu naistega, sest on nii keeruline läbi lõigata seda nähtamatut nabanööri. Kuidas ma jätan selle väikse lapse? Ja meie meestena nagu näeme kõrvalt, et kallis, sa oled praegu nii tühi. Sul ei ole mitte midagi anda ise endale. Ja kui sa oled ise täiesti tühi, siis sa ei saagi anda sellele mehele. Sa päris reaalselt, sa oled kõik oma ressursid lükanud sinna lastele. Ja siis ongi see koht, näiteks ma mäletan, kui ma esimest korda naise jätsin, siis selleks päris palju, jätsin ta üksipäini vanni. Siis ma nägin, et oli nii kutupiilu, ta ei olnud nõus sõbrannadega välja minema. Siis ma ütlesin, et sa kodunt välja ei lähe, siis niimoodi teeme, et siit vannitossa vähemalt välja ei tule. Laisin vanni vett täis ja ütlesin, nüüd 2 tundi siin vedele. Siis ta nagu avastas seda, et
oota, keegi tulnud vahepeal küsima, ma läksin lastega mänguväljakule, et keegi tulnud vahepeal, et emme, mul on pissjäda, aita püksid maha võtta või keegi küsinud vahepeal juua ja midagi. Ma siin nagu iseenda mõtteid nagu mõelda, mis toimub, et no, kuhu me kaome, et see on nagu hästi oluline asi, mida vaadata. Ja ma olen selles mõttes täiesti nõus, ma arvan, me teeme täpselt, me ei nimeta seda suhte auditiks, aga tegelikult mul on selline tunne, et me täpselt seda, ma arvan, siuke kord kuus teeme, kogu aeg see käib niimoodi, kogu aeg suhe tegelikult käib, on nagu natuke jälle räägid ära, mingid teemad tekivad, ütleme 6 aja jooksul on tekkinud, siis on jälle siuke väike arutelu koht, siis räägime läbi, saame aru, okei, see ja siis jälle on jälle 6 aega teeb kõik tõusu juures, siis jälle tekib väike kuule, mul on paar siukest teemat on ju, räägime läbi. Ühesõnaga, kogu aeg käib selline, et kui seda kommunikatsiooni seal läbi 15 aasta iga kuu, ma ütleks, ma julgeks öelda, poleks olnud mitte iga nädal, aga ma arvan iga kuu, siis seda 15 aastast suhet ei oleks. Aga sa tõid hea asja välja, et küsida lihtsalt, et see ei pea olema mingi suur analüüs iga kuu on ju ja iga nädal, aga et küsida, et kallis, mida sul praegu vaja on. Ja mina olen seda oma kaaslaselt küsinud, ma võin laduda iga kord ette, ma tahaks seda ja seda võiks olla ja seda mul on terve analüüs peas, mida kõike võiks ja saaks teha. Aga kui ma küsin vastu, et ausõna, ütle mulle, kallis, mida sa sooviksid, et ma tahan ka panustada rohkem, ma tean, et ma pole ka ideaalne, on ju, et mida mina saaksin teha, siis enamasti mees ei oska nagu öelda. Mehed ei ütle sulle, et kallis, kuule, tead, sa võiksid rohkem, mul ei tule isegi asi midagi pähe, sest ta tõesti, ta ütleb, et kõik on tema poolt, et minu poolt hästi, et öelge, teeme niimoodi. Öelge siis niimoodi, mis on need välja ütlemata asjad, mida mehed ootavad naistelt. Enamasti siis, me peame praegu üldistama siin, mida iga naine saaks teha 3 asja, mida iga mees ootab naiselt võib-olla natuke rohkem. Tuli nagu neid, see nimekiri on selles nagu pikk. Kõigepealt on see, et meestele mul oleks palju lühem, ma oleks 3 asja kohe ära. Ütle 3 asja ära, ma räägin pikemalt. Ütle 3 ära ja. Korralik kõhutäis, seks ja rahu. Valmis. Aga... mida sa, Kristo, veel keerutad siin? Mille pärast, et mehed vahepeal koolitasid, millal me siis nagu intiimsusest räägime, kirest, asjadest, värkidest. Tegelikult ma räägin, et me oleme üsna lihtsad. Ei ole nagu väga palju neid asju, et mis on ja tõepoolest, et kui me ei ole neid küsimustega harjunud, siis me ei oskagi enda vajadusi väljendada, sest Eesti mehe kõige suurem nõrkus on tema tugevus. Eesti mees on õpetatud seda, et Eesti mees ei nuta, Eesti mees ei näita emotsioone välja. Tema pakib ennast ilusti sisse ja kuidas ma hakkan siis oma naisele siin rääkima, et tead, ma tahaksin tegelikult ühe sõbra õlal praegu nutta, no ei tule no. Just ma olen hoopis garaaži teen ühe six-packi, kõik on hästi chill. Jah, tööl vist tahetakse koondada ja tegelikult nagu seda intiimsust ka pole pikka aega olnud, aga mis ma ikka suga räägin nendest asjadest on ja tead, ma tunnen, et lapsed ajavad ka mind viimasel ajal närvi ja mul oleks võib-olla vaja ühte sükest 2-päevast matka metsa, aga kuidas te ilma minuti hakkama saate? Ma pigem ei räägi välja, äkki tuleb teil sealt mingisugused kammajaad ja värk ja mingid küsimusi ja las ta olla nagu. See on Eesti mees. Ja kas naised selle vastu võtavad, kui sealt nagu tuleb ka, eks ju, see ongi see sama see 8 või 3 päevaks metsa minek näiteks, eks ju, tuleb nagu vastuseks, et mida nagu vaja on. Et võib-olla on saanud kuskil selle nagu karistada jälle, siis me suhetes ennast üksteist karistame ka tegelikult nagu. Et näiteks kui keegi käib ennast laadimas, teeb mingeid asju, mis talle meeldib, ta edab enda tassi näiteks ja siis tuleb koju ja siis naine viskab talle näiteks lapsed ja kurat, mul siin kõik haiged värki ja nüüd sina oled täidetud, vaata ise, kuidas sa nendega hakkama siin saad ja siis ma võib-olla ei taha järgmine kord minna ennast täitma. Ja vastupidi teeb samamoodi, siis ma ise olen oma naise nagu naeratust näalt ära võrtnud kordi ja kordi. Ehk siis, et see mõelda ka selle peale, et me ära ei karistaks neid nagu kohti. Ja meestel tõepoolest meil on nagu tihti, eriti kui on väikeste laste periood on ja siis küsime meestega samamoodi seal need küsimused, eks ju, et seda nimekirja saada neid asju, et nad mõtlevad ja et saaks seda nimekirja natuke suuremaks. Ja tõepoolest ei ole väga. Ühel tüübil mäletan hästi meil koolitusel oli see, et küsid, et kuule, et mis sul seda tassikest nagu täidab, mis sul teha meeldib ja siis ta ütles, et tead, mul on olemas, ma tean väga hästi jääreasõit. Väga juhus jääreasõit, aga et millal siis viimati jääreasõitu nagu tegid? No see talv ei saanud, eelmine vist oli korra ja see nagu 2 aastat tagasi viimati enda nagu tassi täita, et see on natuke nagu harv ju. Aga rohkem ei ole midagi. Veits läheb nagu depressioon ja üks vend oli ka, mäletan Kristo seda tüüpi ka, vaat see oli see
ei, mul ei ole tegelikult midagi rääkida. Ma olen üldse väikse jutuga tegelikult, ma kodus ka, et nagu naine vahest küsib, aga mis ma ikka hakkan rääkima ja et mul ei ole midagi rääkida. Siis me küsisime, et aga mida sa see ei räägi naisega? Ja siis 15 minutit järjest tuli nagu, siis me pidime lihtsalt kati pane, muidu tahaks veel panna edasi nagu. Ta lõpuks sai nagu avaneda sellises turvalises meeste ruumis ja tegelikult seal tuli ja ta tundis. Mis on need teemad siis, millest mehed ei räägi naistega? Päriselt, mulle tundub ka, et neid teemasid tegelikult, mis kõik enda sees hoitakse ja lõpuks sa lihtsalt tunned, et ta on nii läbi omadega, ta on võib-olla nii igatepidi üle kõigest. Aga sa tunned, aga ega ta siis ka veel ei ütle, et tal on võib-olla kõik üle pea jõudnud. Millest mehed peaksid siis naistega rohkem rääkima? Peaksid, selles suhtes, et mehed peaksid nagu kõigest naistega rääkima. Et see ei tähenda see, et nagu me kumbki peame olema üksteise nagu terapeut või võtma vastu ja mingeid lahendusi nagu pakkuma. Aga rääkida välja on vaja ja eriti meestel tõepoolest meie vaimne tervis on rohkem pekkis. Et ma ei hakka rääkima seda mingi kurba statistikat, kuidas me 4 korda rohkem endale nööri kaela paneme nii edasi ja peaasjalikult sellepärast, et me ei oska hoida enda suhteid. Ehk siis me suhted lähevad lahku ja me kukume kokku. Eriti ongi, kui me näiteks naised lähevad meestel kõrvalt ära, see 45+ uuring oli meeste peal. Margus Punab käis meil podcastis rääkimas, ülivajalik ka kõikidele meestele, kes kuulavad. Kuulake meie 6 episood Margus Punabiga ka ära. Ja ta ütles ka seal hästi, et naised, jumal hästi, te naised kõik, te räägitegi siin ka, 20% sõbrannadega, 20% räägite oma töökaaslastega, 20% sugulastega, 20% mehega, 20% kõik muud. Rahulikult kõigega. Ja võib-olla kõikidele täpselt sama juttu. Aga te räägite nagu igale poole seda. Ja siis on mehed, kes räägivad 20% sugulased, sõbrad, kõik muud jutud. Ja siis on 80% on ainult naine. Ehk siis 80% kõigest, mis me mehed räägime, saavad naine, aga meil meestel on tohutu hulk seda informatsiooni, ainult see väike osa on see, mis me sellest välja räägime. Ja siis Margus Punab ütleb ka, miks me vaimne tervis ja füüsiline tervis on seotud. Ja nüüd, kui see 45+ meeste peal tuleb sinna rist peale selle 80%, siis me ei oska neid suhteid hoida, naine läheb näiteks kõrvalt ära või hoidku sellest, et sureb ära näiteks kõrvalt, eks jääb mees leseks, siis järgmise 2 aasta jooksul tekib raske terviserisk nagu haigus nendel meestel. Ehk siis see vaimne tervis, füüsiline tervis on väga seotud. Aga mis juhtub naistega, kui mees ära kaob kõrvalt? Mitte midagi. Kõik on hästi. Mitte midagi ei juhtu. Ehk siis tuleb välja, et see, et me endale ikkagi seest jutud välja saame ja on nagu maru oluline, et esimene asi, mis kõik naised saavad enda mehele teha, on see, et palun lubage oma mehi sõpradega välja, mis iganes, see on saunaõhtud, bowlingud, mingid muud käigud, metsamatkad, asjad. Laske, sest nagu see on nagu ülioluline, et teie mehel on sõbrad, kui te tahate selle mehega kauem elada. Kui te ei taha nagu viimased 10-15 aastat üksinda nagu veeta, sellepärast, et mees on teil kõrvalt nagu ära läinud, et see on nagu nii paganam oluline, mis mul on peaaegu 10 aastat on ju meil nii eluea kui ka tervelt elatud aastate vahe, eks ju, naistel ja meestel. Ja see kõik on nagu selle osa, et naised ka ei paneks sinna seda ust kinni nii-öelda ja ei laseks välja, sest seda on küll meil nii mitmedki mehed öelnud, et ei no tore küll, käiks ju küll, aga noh, naine ei luba. See on nagu eelkõige näha vajalik, et see, et üldse saaks hakata rääkima, et siis need ongi need konkreetselt need suhteauditi osad, et mees julgeks hakata avama ennast, et ta näeb, et alustage vaikselt. Et oota, aga kui ma seda teemat avasin sulle, et mind ei karistatud ära, seda ei võetud hilisemas elus relvaks, aga ma võin äkki rohkem avada, et ma võin rohkem sellest rääkida, et see on selle ausa kommunikatsiooni osa. Ja vastupidi ka, et me ütleme mees ja naine, aga tegelikult ma aru saanud, et nagu väga palju suhted, kes meil tulevad ka ja koolitusruumiga käivad, neil on täpselt vastupidina. Et me ütleme, mees on nii ja naine on nii, üldistame, eks ju, ja on nagu mingid suhted täpselt risti vastupidi. Et vabalt olla igas suhtes erinev ka. Ma ei tea, kas me neid fakte edasi võtame. No ma ühe selle, kuna me räägime praegu paari suhtest. Paarid, kes teevad päevas vaid 10 minutit teadlikku ühendust, lahutavad 4 korda vähem. 10 minutit päevas. 10 minutit päevas. Me rääkisime praegu rääkimisest, ausast rääkimisest, sellest auditist, suhteauditist, aga nüüd me räägime siis teadlikust ühendusest.
Siin oli ka mingi faktid olid ka intiimsuses, seda me ka korra puudutasime. 10 minutit on vaja. Kas te teete seda? Kuidas seda teha? Kuidas tuua seda 10 minutit päeva? Kui see 4 korda suurendab meie nagu kokkujäämise tõenäosust? Ja no see sama koht ju, kus nagu näiteks võtadki see, on lapsed nagu magama pandud, mis teil õhtul toimub, et kas teil on see omavaheline koht nagu olemas. Me ei räägi siin nagu intiimsusest ja seksist, me räägime lihtsalt nagu lähedusest, et eriti kui see väikeste lastega on see nagu ära kadunud, et kas teil on üldse seda läheduse kohta, et te saate näiteks naisena olla mehe kaisus ja mees saab teid nagu hoida, et ja ongi, võib-olla see 10 minutit on lihtsalt vaikust, ei olegi seda nagu rääkimist või juttu, eks ju, aga tegelikult need väiksed nagu need kontaktikohad on ka, mis nagu absoluutselt annavad igale nagu suhtele juurde. Ja teine asi on see, et meil on pandeemia, no me räägime loomulikult lastest nagu väga palju. Jälle pean andma podcasti soovituse, minikoolitus meie 27. osa Jaan Aruga. Palun kuulake, sellepärast, et see nagu me panime pealkirjaks ka, kuidas päästa laste ajud. Ja me ei nagu ei müünud seda üle. Selles mõttes, et need ei pea kuulama, keda laste aju huvita, kes soovid, et nende lapsed kasvavad sõna otseses mõttes ajulombakaks või amööbideks. See oli päris, see on nagu nii oluline päris hull, jah. Aga kui paarisuhte konteksti panna ja räägida paarisuhtes, siis kallikesed siin ka saalis. Tõstke palun ausalt käsi. Kellel tulevad telefonid magamistuppa kaasa? Aus kommunikatsioon. Tõstke ausalt käsi. No rohkelt üle poole on siin käsi ja võib-olla osad ei julge seda tõsta. Kuule, mis intiimsusest me räägime? Kristo, kuule, me oleme koos voodis. Tšau, kuule, seda riilsi nägid? Oota, ma saadan sulle. Ei, no see on tore, et siin on väike kommunikatsiooni asi, aga enamasti ei ole isegi seda, eks ju, et te olete mõlemad olete selle. Ja see on nagu põhiline koht, te tahad nii kiiresti selle dopamini kätte. Iga selle swipe'iga, saad jälle selle dopamini kätte. Ja teate, kus te veel saate seda dopamini kätte? Paari suhtest, intiimsusest, seksist, omavahelisest lähedusest samamoodi. Aga mitte mingit isu teile ei teki selle järgi või soovi või tahtmist. Sellepärast, et tahtsite mujal kätte. Paari suhe, see partner ei ole teile enam päriselt ka huvitav. Ja see on nagu väike asi, aga millegi pärast on see, et lapsed on magama pandud, ekraanid tulge, seda põlema, kellele päädik, kellele telefonid, kellele nagu telekad. Minu aeg. Ja siis on see koht, et oota ja nüüd tulemuseks on see, et teed väsitate ennast rohkem, rikute enda une ära, eks ju, oma melatoniini tootmise rikute ära. Te nagu tegelikult kaevate ise endale sellega auku ja te kaevate paari suhtel auku. Ja nüüd, kui paned sellele koha, et okei, sa paned enda ekraanikil 10 ära, et sul ei ole peale 10 näiteks ekraani ja on viimane see kas või, ma ei tea, lähte pool 11, mis iga kell magama ja see viimane pool tundi on nagu üksteisele. Vedategi juttu, räägitegi paar sõna juttu, teete selle väikse connectioni, nagu sa ütlesid ära, eks ju, et kuidas teil mõlemal päev on nagu läinud, teete oma väikse kaisus olemise sellel hetkel, et teil on see puudutus ka olemas, teil on see füüsiline lähedus olemas, mis on iga suhte jaoks oluline. Nagu, ja juba ongi parem, ilmselgelt ma arvan, see on nagu fakt, mis pädeb. Absoluutselt, ma võin kinnitada, et see tõstab kvaliteeti. Meie suhtes on niisugune tore asi nagu paari suhte esmaspäev. Seal me teeme suhteauditust, me teeme teite kalli kaasaga, oleme lihtsalt koos ja teeme neid asju, mis meile meeldivad. Ja niisugune tore esmaspäevane päev. Ja me nüüd Kristoga siin novembris koolitasime päris palju ja üks oli mul endal Piltsbergi matka ja kaks esmaspäeva jäid siuksed nagu, kus me olime küll poolest saadik nagu koos, aga need polnud meie nagu nii-öelda paari suhtepäevad. Täitsa pekkis, kus tõmmas ikkagi nagu lagedaks nagu jama lugu. No. Ja meil on tõepoolest õhtuti ongi see sessioon, et magamistuppa need telefonid ei tule ja me saame päriselt rääkida, et mis toimus, mis värk on. Lisaks veel see, et me oleme õppinud turvalised puudutused, ehk siis me kallistame, musitame ja paitame üksteist. Ja siis... Mehed võtke ka naise jalad kätte öösel ikka õhtul pikku ja... Aga kuule, vaata, küsib. Tüdrukud, kes siin saalis on, palun näidake käega märku, kõik tüdrukud siis, et kes sooviksid oma kalli kaasa käest saada rohkem turvalisi hoituid puudutusi. Hellust, hoolt, paitusi, kallistusi, massaasi. Mis ei ole tagamõttega, ehk mis ei lõppe kuskil mingisuguse klutiputiga. No tõske, näidake, kes soovivad. 2 tüdrukut ei soovi, seal on karmimad lood on. Okei, selge värk. Kõik naised soovivad. Kõik soovivad. Me olime Valgas, küsisime sama, me olime vaimse tervise konverentsil, laste vaimse tervise konverents. 150 naist oli ja 2 meest oli. Kellele vaimne tervis korral läheb. 2 meest oli ka, aga me küsisime naiste käest sama küsimust ja võite arvata, 150 naist oli käed püsti, osadel 2 käed püsti. Et ilmselgelt on see vaja ja jälle see nagu koht, eks ju ongi, sa loodki sinna õhtusse selle koha nagu. Ja sul on ja sulle ka, kui sa ütlesid, et korra kuus on need kokkupuutepunktid sellised nagu vestluste osas. No,
proovi viia nagu iga 2 nädala tagant ja äkki on nagu see neid üles-alla liikumisi on veel vähem, et on rohkem ülesse ja vähem alla. Et viia sinna sisse, et mida rohkem seda omavahelist kommunikatsiooni on, neid ühenduse punkte, seda parem tegelikult suhe on. Ja mitte ainult õhtul, ma ütleks, et nagu need väiksed puudutused, kallistused, see on ka see, kui ta hommikul tööle läheb või sa süüa teed ja võib-olla lapsed teisest toas mängivad, et siis ta tuleb, võtab selja tagant sind kaisu või tead, ma tahaks öelda lihtsalt, et need on nii olulised, et kui need ära kaovad, siis hakkab juba kõiki, pluss see telefon muidugi täiesti nõus. See on suur. See on nagu ülilahe kuulata nagu et kuidas ma seda aja võtan? Ma pole selle naisega üldse nii palju rääkidagi. Siukene õnnelikud paarid suhtlevad 3 tundi päevas, nädalas. Õnnelikud paarid. Juhatame kerime algusest tagasi podcast, kes on õnnelikud paarid, neil pole lapsi. Ja nendel ongi aega 3 tundi seletada selle maast ja ilmast. No tulevad lapsed mängu, mida me räägime siin mingisugustest teemadest, mis ei ole logistika. Ja see on nagu nii vajalik see asi sisse võtta ja siis ütled, et mul ei ole aega. Kus sa selle aja paned? Me tegime oma perega siukse asja, et me tegime 3 päeva järjest, tegime nuti ja ekraanivaba elu. Täitsa pekkis. Saad aru, me hakkasime omavahel jutustama. Päriselt nagu. Ja oligi istud söögilaua taga ja arutad, mida õhtuks süüa teha. Kuule, lapsed tahavad ka süüa teha. Õppisid ka süüa tegema. Mingid lauamängud. Tolmuvalt tulevad välja. Järsku jalutad metsas, teed trenni. Kus mul nii palju aega on igast asju teha. Ja kaaslane muutus huvitavaks. Mitte kohe algus. Algus tuli ikka veel nõme nagu selles mõttes, et igav hakkas vaata. Ja see igavus on nii ebamugav, aga me elame stimulantide ajastus. Nii kui sul hakkab igav, sul käsi lendab kohe taskusse või kus iganes mingisugune, mis on see asendustegevus on ja lapsel ka jumala pärast ei saa lasta ju kogada igavust. Kohe emme ostab sulle uue Lego, paneme sulle multika käima, parim lapsehoidja enda lapsed ikka praegu telekat vaatama. Mul laps praegu, naine praegu õpib ühte kursust, siis ma pidin jätma piinlik lugu. Aga see annab paari suhtele jõhkralt palju aega, et lihtsalt katsetage, proovige ära, see on jumala hea tööriist, mis me anname täitsa tasuta täna kaasa siin. Tehke ekraanivaba päev tervele perele ja ülioluline nende puudutuste juures ongi see, et lapse vanemlus ei ole mitte midagi keerulist. See on lihtsalt laste kasutamine, maailm lihtsam asi. Neid ei pea üldse õpetama, neil peab olema eeskujuks. Kui meie perre ilmusid rohkem need intiimsed, mõnusad kallistused, muistutamised, algust tütrid vaatasid küll, et issi emme, võtke endale tuba, minge kuskile hoini tuba, musutate. Aga kui nad nagu nägid seda, nüüd nad tahavad isegi rohkem kaisutada, nunnutada ja hästi mõnus on minul nagu see 11-aastane kõige vanem plikka. Ta on juba eelpuberteet, nagu pubekas on ja siis kui ikkagi tahab tulla, siis mul on nii hea meel, sa tahad veel lissiga kallistada, äge. Ja nüüd toimub niimoodi, et kui ma lähen uksest välja Kristoga siin kontorisse, mul see 9-aastane keskmine plika, paps keer ots ringi, sul ei midagi emaga tegemata, kus on musid, kus on kallid. Et see intiimsus on oluline, pluss veel siis need üks-ühele vestlused, üks-ühele aeg ja kõik selline asi. Aga need ei saa enam tekkida, kui sa ei ole ise täidetud. Et see on ka oluline koht, et see on selle asja juures. Mehed matkale, siis musitama, siis telefonid ära ja vestlema. Kristo ei ole matkamees, Kristo tahab sotsiaalsust. Mina tahan olla üksipäine. Ja kõigil on erinevad. Selles suhtes me oleme erinevad ja tunnistada endale seda, et me oleme erinevad ja kui paari suhtes me oleme erinevad. Ma olen oma naisega nagu ikkagi väga öö ja päev, väga mitmeski asjas. Ehk siis tunnistada endale seda ja siis ongi, et meil ongi erinevad tahtmised, erinevad vajadused ja kõige ägedam on, kui me teame ja teadlikud endast oleme. Eriti nendest vajadustest. Teadlikult teame üksteise vajadusi, see teeb ju nii palju lihtsamaks selle paari suhte. Nagu nii palju lihtsamaks. Mitte, et me peame kõiki neid rahuldama, aga lihtsalt see teeb nii palju lihtsamaks. Just. No sa juba, Illimar, tulid selle isaduse teema juurde ja tegelikult meie saade tavaliselt algab lapsepõlvest. Ma ei tea, kuhu me omadega siin jõudnud oleme, aga kui me hakkame isadusest rääkima, siis millised olid teie isad? Sa oled, Illimar, paar korda juba maininud siin. Millised olid teie isad ja mis mustreid teie oma isadelt kaasa võtsite? Meestel on see isa eeskuju väga-väga oluline osa ja sealt tuleb, ma näen oma mehe pealt ja üldse meie kõigi pealt, meil tuleb lapsepõlvest väga palju mustreid kaasa. Mis teie see tagumine lugu siis on? Minu issi oli väga võimas vend, väga võimas.
kuldsete kätega ja veel kuldsema kõriga mees. Nagu ikkagi, elasime maal ja mis seal maal lisadel oli, väga aeganõudev hobi oli seal, milleks oli viina võtmine. Ja see tõepoolest hobi oli nii ajakulukas, et paratamatult lastega tegelemiseks jäi väga vähe aega. Et kui midagi jäigi üle, et siis käid ju ikkagi kuskil naistes või midagi ja siuksed nagu värgid. Ja kui ma siis nagu suuremaks kasvasin, siis ma olin nagu väga tänulik oma isale. Et ta näitas, milline isa ma ei sooviks olla enda lastele. Ja sellega ma nagu siis rannisin, ehk siis toimetasin seal, kuni siis tuli mul teine laps ja mul hakkas energia otsa saama. Ja 3. lapsega siis juhtuski see, mis juhtuma pidi, ehk siis need mustrid said mind tegelikult kätte, et me võime nende vastu võidelda nii palju, kui tahame. Aga tõesti nagu nii-öelda see suhtekriis nagu nii-öelda päädis sellega, et ikka mina panin seal 3 kuud rämedalt tina, õiendasin oma laste kallal, petsin oma naise usaldust, tegin kõike seda, mida tegi minu isa. Ja siis ma jõudsin teraapiasse ja küsisin, mis toimub, mis värk on, miks ma olen selline vend, nagu kas ma olen eluaeg vastu võidelnud sellisele lapsepõlvele, mida ma ei soovi ja nüüd ma pakun seda praegu enda lastele ja enda kaasale, mis toimub. Ja siis tulebki välja, et tegelikult reaalselt me ei saa nendele mustritele vastu võidelda, vaid me peame need omaks võtma. Mina saan täna aru sellest, et minu sees on alkohoolik. Sellepärast näiteks ma pole siin 1000 pluss, ma ei tea, mis on 2000 äkki juba vist või mitu päeva tina pannud. Lihtsalt alkoholi ei joonud, sest ma tean, et see ei ole minu hüve, see ei täida mind ja ma olen õppinud elama hoopis teistsugust elu. Ja ma olen ka aru saanud, et see minu nõrkus, nagu suhted, mida minu isa ei osanud nagu nii-öelda hoida või teha, et see on täna tegelikult, ma olen pööranud oma nõrkus oma tugevuseks. Mille pärast on mulle need nii olulised? Need suhted ja mille pärast mul on oluline olla hea isa, hea kaasa. Sest ma sain lapsepõlvest meeletult toreda kingituse. Ma sain kingituse, milline ma ei soovi olla. Ja selle üle ma olen meeletult tänulik ja mul on täna hea meel, et ma olen saanud oma isaga need asjad kordajad, et see viha ja raev, ma ütlen absoluutselt meil kõigil, kellel on kohe jõulud tulemas, et meil kõigil, kellel on see tunne, et pagan, ma ei taha minna oma vanemate juurde või oma isa juurde. Ma ei taha või ma pean sinna minema. Tegelikult meil kõigil on võimalus olemas. Olgugi, kui pekkis see asi oli, sa saad ise enda sees andestada. Võib-olla su isa on ka alkohoolik. Võib-olla ta peksis sind lapsena, võib-olla su ema. Aga sa saad enda sees selle töö ära teha ja võtta vastu tegelikult selle kingituse, mis ta sulle andis. Ja pöörata selle armastuseks ja hoolivuseks. Ja kui ma vaatan täna oma lapsi, siis ma näen, et ma olen pakkunud neile ilusat elu, aga neil puuduvad kontrastid. Et kui nad tegelikult kogevadki võib-olla midagi sellist, mida mina kogesin oma lapsepõlves, mis oli üldse ilus ja tore ja kerge. Oli seal kaunid hetki ka, aga et kuidas nad oskavad seda vastu võtta või mismoodi nad sellega toime tulevad. Ja see on ka üks asi näiteks, et miks mina näiteks oma kaasaga konflikte nii mõnigi kord lahendan laste ees. Et nad saaksid aru, et see konfliktid on loomulik elu osa, et need on võimalik lahendada niimoodi, et me ei pea oma vahel nugasid neeru lööma, vaid tegelikult lõpuks saabki tulla see mõistmine, peegeldamine, andestamine. Ja see on siis see lapsepõlv, mille eest ma väga tänulik olen. Sa räägid sellest nii ilusasti, aga ma lihtsalt mõtlen, mis hetkel nagu see päriselt, sest ma usun neid mustreid on ju erinevad. Sinul on see isal see alkoholi muster, mis sul sees on ja see petmismuster, aga neid mustreid on nagu väga-väga palju veel erinevaid ja meil kõigil, ma arvan, on need mustrid sees, eriti meestel oma isade poolt, aga ma üritan aru saada sellest, et mis hetkel sul see päriselt see klikk siis ära käis. Et sa seda päriselt suutsid seda mustrit murda, sest need mustrid minu arust käivad nagu, mulle tundub kaasas nende eriti meestega nagu terve elu ja mõni mees ei murra neid mitte eal. Et mis oli see, mis sind päriselt pani muutuma? Mis oli see klikk? Valu. Kuidas mehed muutuvad ikka läbi valu? Mehed õpivad läbi valu ja millal hakkavad mehed siis siplema? Vaata, kui Kristo rääkis siin sellest klikist. Meie mehed, kui me sünnime, siis me saame sünnitusmajas kaasa ühe imelise kingituse, milleks on lõdvestumine. Me oleme super lõdvestajad. Mul tuleb ema külla, mul naine seal, tuba on korras. Ma võin telekat rahulikult panna käima, vaadata, mingi National Geographic, vaatan, kuidas jääkarud siin toimub, naine, kas segane peast, mida sa teed, seal mingi lõdvestud, ema tuleb külla, meil on veel siin mingi pudi ja need asjad.
okei, mis toimub? Mida meile sünnitusmajas kaasa ei anta, on vastutustunne. Ja kui naised sünnivad, siis antakse neile kingituseks vastutustunne, mida nad terve elu õppima peavad, on lõdvestumine. Siis kui naine oleks õudselt professionaalne lõdvestuja, siis kuidas need naised siin need beebisid kannaksid nagu seal kõhus. Suva, näed, olengi rase, aga hollikas on täna hea pidu. Lähen tõmban paar Long Islandit sisse veel siin. Küll jõuab pärast seda last kasvatada, mingid emad. Aga kus kohas tegelikult need muutused tegelikult meil pihta hakkavad, see vastutuskoht ongi see, et kas me oleme valmis siis mehena kasvama. Et kas me võtame reaalselt selle vastutuse, sest see meheks kasvamise lugu lõpeb täpselt siis ära, kui visatakse 3 peotäit seda mulda sinna sulle peale. Siis on läbi. Siis rohkem enam kasva, aga nii kaua käib see kasv. Nii kaua käib see vastutuse otsimine ja õppimine. Ja tavaliselt antakse meile see suurepärane kingitus siis, kui meil hakkab eluenergia otsa saama. Ehk me jõuame oma elu keskpunkti või kuskile sinna keskea kriisi. Ehk siis see eksoskelett, mis me enda ümber oleme ehitanud, kuidas me surume alla oma need vajadusi ja seda soovi ja kõike muud asja. See hakkab järsku mõranema. Ja siis me tunneme, et me nagu, see on ebamugav. Me hakkame jonnima nagu väiksed lapsed, sest meie vajadused on tegelikult pikka aega katmata jäänud. Kuskil teismeeas me õppisime elama sellist elu, et me meeldiksime teistele, täidaksime neid norme, et me kuskile sobituksime ja siis järsku tuleb meie tõeline mina hakkab välja tulema. Ja see on ebamugav. Ja mõnikord on need Eesti mehed ikkagi piisavalt tugevad, et nad suruvad selle ebamugavuse tunde veel rohkem alla, ilma et nad võtaksid valu vastu. Miks on naistel lihtsam see valu vastu võtta, sest see on teil loomupärane? Te ei muidu see oleks elu seeski 2 last sünnitanud. Never. Kas või juba see kandmine on. Minu naine sünnitas 3 last nagu. Ma olin esimesel sünnitusel juures. Me ei tee rohkem lapsi lihtsalt. Me ei tee. Ta oli poole sünnituse pealt ütles, et davai, te võite siin ämma-ämmadega koos edasi mässata, kui tahate. Mina lihtsalt jalutan minema. Sa ei saa, sul on nagu protsess. Siis ma nägin, kui suure valu ta oli nõus vastu võtma. Ja samamoodi ka minul toimus see ikkagi muutus toimus siis, kui see usalduse petmise koht oli. See oli kõige rängem asi, mis ma olin kunagi oma elus teinud. Kõige jubedam koht, aga minu elus on see filosoofia. Et üstas kõik, mis otsus ma oma elus vastu võtan, see juhtub minu enda elu hüvanguks. See ei olnud hea otsus, see oli teadlik otsus, et ma petan oma naist. Ja see tundus kõige halvem asi üldse maailmas. Aga täna ei oleks neid papse siin särgi peal. Täna ei oleks neid 500-600 meest, keda me saame koolitada tänu sellele, mis tööriistad sealt tekkisid, kuidas tegelikult päriselt võtta vastutuks, kuidas tegelikult päriselt suhtele tähelepanu pöörata. Ja me saame anda meestele kluti-pluti meeste vaatevinklist, et kuule poisid, sa ei lähe jõusaali siis, kui sa oled boksiringis. Sa hakkad juba praegu trenni tegema. Sul ei ole mõtet hakata siis rabelema, kui sa avastad, kuule, kus mu six-pack on. Või et ma olen nagu haigla ukses sisse sõitnud, nagu nii-öelda Margus Punaga ütles, millal sisenevad mehed nagu meditsiinisüsteemi on läbi EMO. See ei pea nii olema. Samamoodi nagu nende suhetega ei pea nii olema, et me peame need lõplikud asjad kätte saama, selle valu. Meie mehed oleme nii head lõdvestujad, et me hindame oma suhte rahulolu alati 20% kõrgemaks. Kui mul peaks praegu siin proua kõrval istuma, ma võin oma suhet kirjeldada. Imeline, harmoonia, nagu algus siin rääkisin. Valmistume selleks, et 10 aasta pärast hakkavad lapsed ära minema. Siis me peame 2 koos memtaatsel olema, veel 30 aastat vähemalt tiksuma. Tore on praegu, naine ütleks, et tore, jah. Räägime veel mõnest asjast. Et me näeme seda asja roosad prillid nagu niimoodi rohkem ees on. Aga need valusad kohad, need annavad neile need kasvukohad. Ja mõnikord tõepoolest peabki see naine kõrvalt ära minema päriselt, lõplikult, et see mees saaks kasvada mehena. Et ta võtaks päriselt vastu selle kasvupotentsiaali. Sest muidu seda ei toimu. Mina võtsin vastutuse, võtsin vastu need kõige raskemad kohad. Teod, mis tundusid andestamatud. Ja sain sealt tegelikult kasvada. Ja see on paganama valus. Mehed on õrnad, 37,2 palavik. Meil on vaja kiirabi kutsuda, sest siin on kohe surm ukse ees. Naine, ma ei tea, liiter verekaotust. Lähen kastan vist need redised veel ära, siis äkki läheme vaatame EMOsse enam-vähem siuke teema. Siis meie õrnakesed mehed on. Muidugi lihtsam on seda põgene friisi valust eemale minna. Otsin mingisugused lahendused, teen kõvasti trenni, surun seda asja alla, hakkan jooma.
ma otsin endale, tuleb keskea kriis, nii ebamugav on, tahaks võib-olla naisega mingit uuesti hakata suhet looma, aga see on nii raske, et ma oma 40-aastase naise vahetan parem 20-aastase vastu ära. Saan kuskile fookuse mujale panna, elan oma mingisugust poisikese elu edasi. Ei suuda vastutust võtta. Tahtsidki midagi rääkida? Kristol tegelikult jäi vastamata täitsa see küsimus. Sa lihtsalt küsid nagu sellised nagu mitte väga lühikesi küsimusi. Millal sa meheks kasvasid siis? Minu sul hakkas pihta. Päris siuksed sügavamad küsimused sul täna siin nagu. Ega ma siin ainult neid fakte ei tahtnud ja siit läheb põnevaks. Ja, mis sul see küsimus oli? Tegelikult oli üldse sellest lapsepõlvest ja isast ja. Kus me jälle jõudsime, aga. Mis see küsimus oli? Okei. Et milline sinu siis isa oli ja mis mustrid sina kaasa võtnud oled ja mida sa pidanud murdnema siin oled? Ei, see on, mis Illimar rääkis, eks ta tegelikult räägib, ma arvan, väga paljude nagu meeste ees seda lugu, et ei ole tema ainukene, kes seda protsessi on selliselt nagu läbi teinud. Aga ega mul ka see lihtne lapsepõlv ei olnud, samamoodi väiksest kergelt düsfunktsionaalsest perest nagu pärit. Ja eks ma tegin sama, et ma võitlesin samamoodi selle vastu, et ma ei taha neid mustrid nii-öelda korrata, mida minu isa mulle kaasa andis, näiteks näiteks alkoholiga, mida ma nagu ei teha ja ma olen nagu päris hästi sellele nagu vastu võidelt. Aga mul oli ikkagi väga palju oli siukest nagu viha, ängi oli sees. No ma ikkagi nagu väga võitlesin vastu. Oli ikkagi perioode, kus ma nagu lapsena siis peaasjalikult mõtlesin, et kuidas ikkagi nagu niimoodi teha seda asja, et ma oma isa elu ära lõpetan. Et see tundus nagu kõige nagu parem ja nagu mõistlikum nagu versioon selle nagu osas. Aga näed, aeg läheb mööda, saad nagu suuremaks täiskasvanumaks ja hakkad nägema seda, et kuidas siis temal see lapsepõlveken oli. Ja siis tuleb mõistmine ja arusaamine, et kui ma oleks tema lapsepõlve läbi teinud, ma arvatavasti ei olekski nii kaugele jõudnud. Sellepärast see oli ikkagi väga jõhker, mis tema pidi nagu kogema enda lapsepõlves omakorda. Ja siis nii-öelda järjest aastalt aastale võtsin siis ka läbi teraapiate, sest tuleb välja, et meil meestel on ikkagi see daddy issues on nagu põhiline teema, millega me seal teraapia uksi peaksime nagu kolistama. Ja ka sealt tuli see nagu läbi, et järjest rohkem sai siis nimetame seda andestamiseks või nagu vastuvõtmiseks. Ja siis minu viimane selline tore õlekõrrekene, mis õlekõrrekene, nagu õlekõrre nagu võib ka seda võtta nagu enda nagu selle, ma ei tea, meheks kasvamise teel või arenguteel oli siis, kui paar aastat tagasi mu isa ära suri. Äkki läksid, mul oli veel võimalust aga viimased veerand tundi koos olla, aga see oli väga äkki minek. Ja siis pärast seda oli, mul oli just üks teraapiasessioon oli nagu täitsa muul teemal pidi olema, aga ilmselgelt see teema nagu vahetus seal. Ja siis hakkasin kirja panema siis enda isa omadusi, et milline mu isa nagu oli. Ja panin kirja. Ja siis sain siukse nagu mõnusa A4 nagu asju, milline see mu isa oli. Ja kõige nagu asja point oli see, et ma sain sellele enda nime alla kirjutada. Mis oli nagu, millele ma ju ei tahtnud teha, see ma olin samamoodi nagu Illimargi sellele vastu võidled, ma ju see ei ole. Ja siis ma sain aru, et kuule, et kui ma nagu sellele asjale vastu võitlen, siis ma ei võta ka seda nagu head vastu, mis ju isalt nagu tuleb ja seda head on nagu palju. Ma näiteks avasin seda, et mu isa on tohutult õrn ja loominguline mees, mida ma ei olnud nagu iseendas vastu võtnud. Ehk siis ma olin samamoodi, see looming oli kogu aeg minuga nagu siuke nagu vaikselt kaasas käinud, aga hästi nagu siuke nagu alla nagu surutud. Just tuli välja, homme trükist tuleb välja mu teine raamat ja üks lasteraamat Pall, mis jõuab järgmine nädal on Apollodes ja rahvaraamatutes ka täitsa nagu olemas. Ehk siis nagu see looming ja see kõik, mis oli sees nagu siuke surutud kohal, sai nagu välja tänu sellele, et ma võtsin vastu kogu selle amploa ja kogu värvipaleti, mis sealt minevikust nagu tulla nagu on. Ehk siis kõigile, ma arvan, on seda nagu kaasa võtta, et vaadata nagu tervikule nagu peale, et nii sellele negatiivsele kui ka nagu positiivsele ja mõnikord on need ühte ilma teiseta sa lihtsalt ei saa, et mõlemad pooled on seal vaja endale nagu söödavaks siis teha. Ja aktsepteerida, nagu me Illimarilt kuulsime, aktsepteerida kõike, nii seda head kui halba siis on ju. Tead, see lapse kasvatusega oli üks fakt, oota, ma küsingi sellega seoses, oota, ma vaatan, kus ma vist panen Kristole seal, nii kaua sa vaiksid, ma panen lõppu, et mida Kristo nagu nii-öelda suutis siis teha seal lõpu poole, oli see, et ta suutis ära muuta fookuse. Ja see on nagu ülioluline nii laste kui iseenda kui ka paari suhte kontekstis ja kui oma vanemate kontekstis. Eks sealt sellest kohast tekib ikka see empaatia. Et me lihtsalt tulime kuskilt kivi ajal või ennem seda me elasime kuskil savannis ja siis kui sa läksid oma koopast välja,
ja sa tegid seal trillala, elu oli ilus, on ju, siis lõvi tuli sõisu ära. Sa pidid olema pessimist, sa pidid vaatama, kus on ohud. Ja siis me hakkasime paratamatult keskenduma selle peale. Ja tänase päevanigi rohkem paneme kriitilisuse poole nagu nii-öelda fookust, kui siis selle, mis on nagu nii-öelda positiivne. Ka paari suhtes. Ka paari suhtes. Näiteks minul samamoodi, ma nagu avastasin, kuule, mu isa on tegelikult väga mürgeldav vana isa. Mu isa on kuldsete kätega, kuule, mul on ka ikkagi tulevad asjad välja. Et noh, kui palju häid omadusi, aga need nii-öelda üks mingi negatiivsus võib selle ära teha. Ja paari suhtes, eriti kui me nagu, sa räägid siin 15 aastast, siis sa võid nagu mingisuguse teatud pildi sinna ette küll maalida inimesest on ja unustada ära tegelikult selle, et kui väärtuslik inimene ta on, ehk siis rohkem nagu nii-öelda märgata just neid häid omadusi. Miks me üldse koos oleme olnud ja rannida ja see tõstab nii kõrgelt seda elukvaliteeti, kui sa hakkad oma kaaslast tunnustama ja teda märkama või oma lapsi. Ja suhtekvaliteeti, jah. Ja suhtekvaliteeti, täpselt. Just. Jah, tihtipeale me jääme sellesse mingisse ühte väiksesse asja, see ketrab ja häirib ja siis tuleb täpselt endale meelde tuletada. Oota, mis need kõik ülejäänud 510 head omadust on, miks ma olen ta kunagi valinud, on ju. Aga ma leidsin selle üles ja ma sellega tahangi lõpetada selle lapse vanema teema, sest et isad, kes veedavad rohkem kvaliteetaega, mitte kvantiteeti, vähendavad laste käitumisprobleeme kuni 50%. Palun andke nüüd meile kõigile nõu. Me tahame kõik tugevdada suhet oma lastega, veeta seda kvaliteetaega. Papsid teevad metsa kõige lahedamaid, ägedamaid metsa sünnipäevasi üritusi. Kui ma seal nägin, kuidas saab lapsega metsas aega veeta ja ma olen omast arust väga fun ema ja kes võib väga palju seigelda, siis ma sain aru, et ma ikka ei tea mitte tuhkagi. Nii et andke nõu lapsevanematele, kuidas seda kvaliteetaega paremini veeta, mis see on, mis nõuanded teil selles osas on kõigile lapsevanematele? No ma alustan. No nii, anna tuld. Anna tuld, jah, et ma võin alustada küll sellest, mis sealt meil tuleb meelde tuletada. Ja me ei teinud papside all seda, ma tean Piltsbergi all. Piltsberg on siis see minu see bränd. Me teeme lastele metsa sünnipäevasid, et me anname seal tagasi lastele nende jäsemed ja loovuse ja kõik siuksed asjad, aga mitte ainult lastele, vaid me teeme kingitusega laste vanematele. Sest tänasel päeval tegelikult me teeme ka täiskasvanutele laste sünnipäevasid ja need on kõige väärtuslikumad. Miks? Sest me viime need täiskasvanud inimesed sellesse seisundisse, kus nad olid 4, 5, 6 aastased. Eks sul justkui nagu pole ühtegi muret, mõtet ja kõik seda täielikult kohalolus. Ja siis eriti kui seal on lapsevanemad nagu nii-öelda kambas ja siis mõtlen, et aga nüüd te lähete sama vaibiga koju ja vaadake, mis pilguga laps teid vaatab. Sest lapsed suhtlevad ühes universaalses keeles, milleks on mängukeel. Lihtsalt me oleme selle ära unustanud, sest meil on nii palju ju kogu aeg muud värki. Ma pean nagu päris asju tegema, et see leib lauale tuua, seda tööd ja kõiki asju. Ja siis ma automaatselt suhtun sellesse väiksesse 4, 5, 6 aastasesse kui pisikese täiskasvanusse, kes peaks justkui minust aru saama, aga ta ei mõista mu keelt. Ta ei tea, mis on. Kuule, meil on 5 minuti pärast vaja nüüd ära minna kodus, pane palun sokid jalga, sest isa läheb koosolekule. Mis on koosolek? Mis on 5 minutit? Ma ei tea seda. Versus siis see, et ma räägin temaga mängukeeles. Tule kähku siia, tugitooli taha peitu sellepärast, et külma poisid hiilivad väljas. Kuule, issi läheb, toob selle soki ära sealt. Ma olen kähku, lähen toon selle soki ära. Oi, issil on praegu nii tühi. Mine too ise ära, mine too järgmine sina ära. Sa jõudsidki, jess! Ta sõi need sokid jalga, me mängisime ennast lasteaeda. 2 koos. Meil oli meeletult tore. Sa oled parim issi, sa oled parim emme, sest sa rääkisid minu keeles. Sa mõistad mind, sa olid päriselt kohal. Kristo, kas sina oled ka nii osav selles või? Ma saan aru, et Illimar, sina teed igast asjast suudad siukse seikluse välja võluda, aga kas Kristo, sina ka nagu? Ma arvan, ma ei ole isegi, ma räägin, ma olen, aga mitte nii. See on maul lihtsalt. Illimariga on ikkagi suur nagu vaksvahet kindlasti nagu selle nagu mürgeldamise poole pealt, aga mis ma Illimarilt võtnud olen, on mürgeldamise. Ja mul on lapsed, kui ma pakun neile näiteks mingit kotikeerut või mingid keerukeerud, nad on lihtsalt nagu nii leilis sellest. Ehk siis see, kui me vanematena saame mürgeldada, see on
megakingitus lihtsalt, mis me saame nagu enda lastele ja iseendale kanda. Sellest me hakka rääkima, miks see meile kõigile täiskasvanutele kasulik on. See on ekstra kingitus kõikidele lastevanematele, kes oma lapsega saavad mürgeldada ja saavad läbi selle enda eluviga pikendada. Aga see selleks. Aga mul on mu kõige suurem, mis minu nagu taipamine on olnud kogu selle nagu ka papse tegelikult tees ja ka enda lastega on see, et meil on see, kõigil on siuke nagu võtmekene sees olemas. Ehk siis, et mis meid tegelikult kõige rohkem nagu sütitab ja mis nagu mäng sütitab. Ja eks see ole see mäng, mida meil lapsepõlves kõige rohkem meeldis mängida või mis andis selle kõige suurema nagu mõnu. Ja mul on konkreetselt see, et kui ma tulen näiteks koju, eks ju, nagu reaalselt, ma arvan, enamus lapsevanemaid saab aru sellest kohast, kui tuleb töölt koju ja sa oled lihtsalt nagu täiesti väsna. Sa oled nagu täiesti lihtsalt nagu läbi ja sul on nagu tõsiselt, pohhui nendest lastest sellepärast, et sa oled lihtsalt nagu läbi ja sa kuuled teisest toast see nagu diivan kutsub nagu Kristo nagu. Kristo on nutidiivan, ta isegi oskab tolmimeda ja värki ja teeb massaaži. Aga mind ta kutsub nagu väga nagu hästi. Aga mul on nagu see, et nagu ma ei taha ju olla see isa, kes viskab selle diivanile pikali. Ma tahan ju see kaasatud isa olla läbi, mõtlen ka enda läbi selle prisma, eks ju. Siis ma lähen nende tuppa. Lähen, ma ei tea, mis nukkudega seal mäng seal keset seda vaipa seal pooleli on. Lähen sinna, panen ennast ilusasti sinna asemele valmis ja siis avastan, et magan. Paari minuti pärast nokin seal rahulikult, eks ju. Ja siis mida nagu lapsed sellest võtavad kaasa, kui nagu ma jään magama keset nende mängu nagu. Aga ma nagu päris väsinud ja see absoluutselt ei köida mind kogu see mingi nukkude ja mingi värk seal nagu null seda. Aga mis mul on nagu teine asi. Mul näiteks lapsepõlves oli tohutud defitsiit, olid legod. Mäletan siiamaani absoluutselt igat lego komplekti, mis me saime. Meil ei olnud eks ju palju raha, meil oli legod olid nagu väga haruldus, kui me need saime. Mäletan siiamaani ribadeks mängitud see mingisugune Lego Technics helikopter kuskil 14-aastasena saadud. Ja siis, mis ma teen, on see, et ma lähen ikkagi sinna diivani poole koos lastega ja tõmban need diivani alt need tuploklotsid välja ja hakkan seal ehitama oma mingid silded ja kõrgeid torne ja värke. Ja siis on paratamatult ühel hetkel on naine on mul kõrval ja koputab, et miks ma üksinda legodega mängin. Lapsed on ammu läinud juba kuskil nagu mujal, teevad enda asju, aga ma olen selle sees, sellepärast, et mul on see see nagu toimib, et kasutada rohkem, kui te olete väsinud ka, et seda kohta, mis nagu teid nagu ka rohkem sütistab. See ei ole nii, et me peame alati mängima neid laste ette antud nagu mängi, olema need meelelahutajad neile, ei pea. Meil on kõigil see võimalus olemas ja saada rohkem seda kohalolu, sest seal, ma ei tea, mis see fakt oli, aga selles suhtes, et kvaliteet teha on üle kvantiteedi iga kell. Et kes on kordani perekoolis käinud või imelised aastad läbi teinud, teavad samamoodi, et see nagu see jäägitu tähelepanu, see kohalolu andmine, et see kvaliteet on tõepoolest see, mis loob seda nagu suhet. Mitte see ühes ruumis eksisteerimine koos. See kohalolu, mida Kristo välja tõi, on nii vajalik. Kui sa magama ei jää. Ja, üks väljend on see magama, aga teine väljend on see, et sa oled rahulikult mingi kuskil, ma ei tea, oma lapsega kuskil mänguväljakul lükkad talle võib-olla hoogu, aga teise käega on telefoni ja swipe'id, eks ju, et see on nagu jälle see läheb, jälle see kohalolu läheb sinna, eks ju, et ära, et kui me eksisteerime samas ruumis koos, siis see ei ole see kohalolu, samamoodi ka paari suhtes. Kui te näete mänguväljakul õnneks on praegu, kes siin ka paarid on näiteks koos, eks ju, et ei ole keegi telefonis, eks ju, aga kui te näiteks istuksite samamoodi, üks on nagu telefonis, et mis kohalolu seal on, et seda me näeme ka ju nii palju restoranides, kuidas lihtsalt. Kui sa lapsega mängid, keelasid selle Lego kasti maha ja siis seal põrsas Pepa käib taustaks, siis ei olnud see teie kvaliteetaeg. Seal olid sina, sinu laps ja põrsas Pepa. Mis suhet see ehitab üles, et see ei ole nagu, seal nagu kvaliteet kaob ära sellele asjale. Mängige ja ikkagi kohalolus, et parem juba vähem, aga päriselt nagu võtke see nagu aeg ja teike neid mänge, mis sul oli? Mis sul oli lapsepõlves see mäng? Meil on ka niimoodi ära jaotatud põhimõtteliselt, mitte nagu see on ise enesest tekkinud, et ma poistel, nad teavad, mul on poisid, et ma tõesti autodega ei taha mängida ja mulle ei meeldi, ma ei viitsi nendega, mina jään seal magama, kui see autode mäng on. Ja nüüd tänaseks ma olen neile nagu selgitanud seda, et kui teil oleks barbid, ma mängiks hea meelega, aga autodega mitte, et leiame mingi sellise lahenduse, mis meile mõlemale meeldib ja me siis meisterdame ka legodega, mis iganes muid, me võime ka seiklusi teha, mürgeldada, selliseid mänge teha ja issil on siis oma asjad, mis tema võib nende autodega teha, tal on need poiste, ta võib seal mingite dinosaurustega nendega mängida ja see ongi tema valdkond. Aga ja mürgeldamise poolt ma olen ka ikkagi väga, üks õhtu me just tegime lihtsalt kivikulli kodus ja pole väga ammu seal niimoodi jooksnud ja niimoodi möllanud. Ja saad aru, see oli võib-olla 15 minutit, aga see rõõm, ma ei ole neid nii rõõmsana mitte
mitte kunagi näinud või mitte kunagi, aga ütleme ammu. Et ma olen teie mõlemaga väga-väga nõus, aga täpselt nagu sa alguses ütlesid, et seda tuleb endale meelde tuletada ja ei tohi diivani kutsele järgi anda. Jah, leiad lihtsalt alternatiivi, et mitte see, et sa pead väsinud peaga asju nagu tegema, aga leia see, mis sulle tegelikult energiat annab jälle. Et meil on kõigil ma annan ühe hea süllise kvaliteetmängu kõikidele lapsevanematele, et see, kui sa oled ikkagi väsinud ja selles mängus on lubatud legaalselt magama jääda. Ja, ma olen seda mängu ikkagi praktiseerinud kordi mitu. Ja selleks mänguks on loomulikult spa-mäng. Lastele meeldib väga seda teha. Teevad sulle massaaži, nad on mingi käemaskid, näomaskid, mingi küünlakesed põlevad kuskil või mingid tulukesed pannakse. Seal tuuakse erinevaid kurgikesi silma peale, värki. Siis nad saavad su eest mõnusalt toolitseda ja saab norinal magada seal nii palju kui tahad. Et see on ka niisugune hästi äge mäng, aga muidugi algus tuleb lastega algus seda mängida, et sa näitad lastele, kuidas see protsess käib, et see ongi, meil on ka plikad seal kolmekis istuvad, jalavannid ja kaisuharud on kõik ka seal hoolitsevad nende eest ja kõik siuksed teemad. Meil 12 kingitust oli niisugune väljakutse, mis me oleme siin paar aastat teinud, see aasta nagu ei jaksanud, aga seal ongi, et kvaliteetaega iga jumala päev erinev tegevus ja üks nendest tegevustest oli siis spa. Ja see on tegelikult see, et mis nagu päris hästi nagu nii-öelda sobib ja ma arvan, et avab igasuguse mängukeele. Ja mis nagu nii-öelda see võtmeke, mis Kristo rääkis, mis ma võin öelda, et mis ma ise olen nüüd nagu nii-öelda tähele pannud või analüüsinud, et mis tõmbab nagu nii-öelda eriti isasid käima, on siis vesi. Et lihtsalt pane nagu isa ja laps veekeskus. Varem Viljem seal hakkab möll pihta või annavad suvel kätte need veepüstolid. Kuule see veega, vaata see, me teeme sellist asja ka nagu papside laager, mis on, võtame 20 papsi, läheme nendega Hiiumaale ja siis meil on erinevad teemad seal väga sügavad ka hingamise rännakud ja emotsioonidega tegeleme, mis on nagu väga vahva nagu kõikidel lugege tagasisidesid lehelt meil, et mehed hakkavad rääkima seal. Väga meeldib. Aga üks nagu liin, mis me teeme, on ka mängumeelsusliin, ehk siis see võtmekese liin. See on nagu lahe, et me nagu 3 aastat teinud, aga esimesel aastal, kui me tegime esimese asjana läksime metsa nagu onni ehitama. Panime mingi 5-meetrise püstkoja sinna püsti. 20 meest, eks ju, 10 meest ilus hästi ehitavad onni, kõigil on nagu äge, põnev, ülejäänud 10, meil on alkovaba laageriga, üks ütleme, et aga ülejäänud 10 olid oma alkovabad õlledega mändide all ja käisid purgid lahti ja koll ja neil oli täiesti kama 2 sellest onni ehitusest. Mina oleks ka, kui ma ei oleks laagri korraldanud, ma oleks ka nendega istunud seal, mul on täiesti kama 2 onnidest nagu Illimaril ilmselgelt nagu onnid on nagu üliteema nagu. Järgmisena tegime vibud, hakkasime märki laskma. Nii, kaugused, kõrgused, kõik tegid endale vibud, meestele võistlusmoment, asi läks juba käima, päris tore oli. Ja siis jõudsime laagripaika, selle väike üllatus neile, selle niisugune nagu tünnisaun ja tünnisauna ette oli pandud sellised asjad nagu veepüssid. Kõik tõmbas ennast pool paljaks ja siis kujutate, et lihtsalt 20 meest kilkavad nagu väikesed poisid seal lihtsalt selle platsi peal nagu, et meil kõigil on see sees olemas, mitte keegi ei ole seda mitte kuhugi ära kaotanud. Küsimus on lihtsalt see, kas me julgeme ja oskame seda välja lasta kogu seda asja. Ja lõpuks on see, et kui me räägime selle lastega suhte loomisest, siis millist isa see laps tahab. Millist suhet ta, kumma isaga tal on nagu see parem ühendus, kas selle mängumeelse papsiga, kes vahepeal teeb need ka lolle nalju, eks ju, ja laseb enda sees seda mõnusalt välja ja julgeb selles mängukeelses keeles selle lapsega suhelda. Või seda isa, kes on see tõsiselt võetav karm isa ja lihtsalt nagu olgu asjad tehtud, eks ju, ja mis mängimine nagu see pole nagu kellegi asi. Et seal pole ju küsimust ka, eks ju, et mida rohkem me oma seda viime järjest selle mängumeelsuse poole ennast, seda nagu lihtsalt nagu, see on suur kingitus lihtsalt oma lastele kaasa. See on emotsionaalselt kättesaadav paps. Kahjuks meil ühiskond tolereerib seda, et isad loovad siis turvatunnet läbi siis majandusliku turvatunde, mis on küll vajalik, loomulikult aga see, kui sa suudad lapsele osta mingi 200 eurosed legosid ja 4 korda aastas pere reisile viia, ja see on that's it, kõik. See oli ka üks fakt muideks, et see ei toimi. See ei toimi. Ja see 10 minti päevas toimub paremini vist kui see 4 või 1 kord aastas reisile. Kui tahad raha kuhugi panna, siis raha tasub panna aja ostmisesse. Seda ütleb ka Harvard, ütleb, et kui kõige parem rahapaigutus ja paari suhte rahulolu tõstab siis, kui sa ostad aega. Mis on aeg? Lapsehoidjad, koristajad, kõik need kohad, kus sa saad reaalselt aega osta ise endale, enda paari suhtele ja enda kvaliteetaja lastele. Ostad lapsele müramistreeneri, nagu ma kunagi üks tööd tegin. No võt. Ma olin ühes lasteaias, olin müramisõpetaja, saad sa aru?
ja sa võiksid kõigile, võtke üks koolitus juurde, müramiskoolitus. Teate, aga nüüd me hakkame lõpusirgele jõudma ja mina mõtlesin, kuna meil on ikkagi jõulukuu on ju, me oleme praegu kõikidest teemadest justkui rääkinud, aga prooviks nagu need asjad nüüd niimoodi kokku võtta. Te olete andnud tegelikult päris palju tööriistu, aga teeks nüüd nagu igale teemale siukse väikese kingituse. Ehk siis teie annate päriselt tööriista, mis siis selle teema puhul aitab. Ehk siis ma saan aru, et saadate kõik enda koolitusele võib-olla siit vastusena. aga kui ma nüüd küsin ainult ühe, me ei suuda võtta 3 asja, 4 asja, 5 asja. Võtame nagu eraldi, et kui nüüd on kõik, kes kuulavad ja kes võib-olla tundsid ära ennast selles suhteteemas, need suhtemured, mis on see üks kingitus, üks päästerõngas, üks asi, mida iga paar saaks teha, et oma suhet siis parandada. No ainult üks. Ja see läbi käinud, iga suhte vundament, nagu iga suhte vundament on üks konkreetne asi ja see ei ole, nagu seal ei ole raketiteadus, see on kommunikatsioon. Nii. Kõik. Ja nüüd ma küsin teistmoodi, ma saan aru, et te tahate ikkagi, et suhte auditile me tuleme. Me tahame öelda seda, et lihtsalt, et päriselt rääkige. Okay. Siis ma küsin niimoodi, mis on selle suhte auditi kõige olulisem küsimus seal? Kui mind huvitab, ma tulen, vastan selle terve auditi, aga ütle mulle, mis on see üks kõige olulisem küsimus, mida võib-olla iga suhe selle aasta lõpus nüüd, meil hakkab aasta läbi saama, me kõik natuke mõtleme, kuidas see aasta on läinud, mida uuel aastal paremini, mis on üks küsimus, mida iga suhe või iga paar peaks teineteiselt küsima. Me oleme aasta lõpus, oleme pannud need Instagrami, me teeme ka nagu seda aasta lõpu siukest suhte vaatamist ja oleme need küsimused pannud, võime see aasta ka panna nagu jälle story'dest nad läbi lasta endal, et mis need küsimused on, et kui papse nagu jälgite. Aga minul on lihtne see sama küsimus, mis ma ütlesin, nagu see on nagu kõige olulisem, ma ütlesin selle nagu, see on üks nagu põhilisi asju, kus te üldse hakkate omavahel nagu kokku tulema ja üksteist nagu paremini mõistma. Ehk siis kallis, mida sa praegu vajaksid? Ja see on see koht, kus hakkate üksteisele lihtsalt lähemale tulema ja ennast nagu järjest nagu avama, et see on see esimene võtmekene selle sees. Aga ilma kommunikatsioonita ei saa, te võite kõike muud teha, nagu proovige suhtes olla, et te räägi 2 nädalat. Vaadake, mis juhtub nagu, et suhte rahulolu tõuseb meeste silmis. Naine räägib jumala hästi, naine on jumala rahus, midagi räägi, nagu meil on suhtega nii hea. Kui sul suhtes ei ole kommunikatsiooni, siis toimub, mis asi siis toimub? Eeldamine kõikide pekkiminekute ema. Naised mõtlevad, et nad elavad koos Igor Mangiga, kes suudab, ma ei tea, kuskilt hamala vaatab, täna on Merkuur kuus on ja või kuu Merkuuris, selge värk. Nüüd on siuke lugu, et minu naine praegu soovib seljamassaaži saada. Ei ole niimoodi. Või et mu naine praegu soovib nagu nii-öelda üksinda olemise aeg. No naine küll elamasti seljamassaaži võtab küll vastu, aga okei. No ta eeldab, et minu naine soovib praegu seda, et ma jooksin six-pack õlut ära ja siis tema kallal õiendaksin. Ei toimi ja mehed eeldavad, et nad elavad Eda Pauksoniga koos, et äkki see suudab kuskilt midagi astroloogiliselt veel paika panna neile pool elulugu. Et ei ole vaja eeldamine, et tõmbabki need asjad pekki. Ja mis selle kommunikatsiooni juures on oluline, see on ausus. Lihtsalt päriselt olge ausad naised oma meeste vastu ja mehed võtke ausalt vastu see, mis sealt tuleb. See teeb haiget. See on kindel mats, et kui te hakkate ausalt rääkima, te jõuate piirideni varem või hiljem. Iga piiri ületamine, iga piiriga kohtumine tekitab konflikti. Ja meil on erinevad piirid, sest me tuleme erinevatest keskkondadest, meil on erinevad päritolu perekondadest. Aga kui me ei jõua nendesse konfliktidesse, siis üks emp-kumb peab ennast allapoole suruma ja tavaliselt on selleks naine. Ja ta mõtleb, mida ma selle mennaga räägin, nagu midagi ei muutu. Ja mees, kui lahe, meil on nii hea suhe. Naine on kogu aeg vait, tegelikult naine pakib, kuni lõpuks ongi need asjad kokku pakitud ja tõmbab 7 tuule poole ja siis on mehel, mis nüüd juhtus. Sest kommunikatsiooni pold oli mingisugune eeldamine. Mulle meeldis, see tuli meelde see üks Võrumaal, meil oli vestlusõhtu Võrumaal, rääkisime ja siis baariterapeut intervjueeris meid ja see oli lahe, et ta kinnitas seda meie seda ütlust, et nagu see läbi valu kasvamine ühtepidi ja see naiste klikki. Ehk siis ta teadis ja oskas ennustada ette, kas kui palju tööd selle paariga on nagu teha ja kui palju päästa on võimalik vastavalt sellele, kui paja paneb. Kumba aja paneb baariteraapiasse. Ja te võite nagu arvata, ehk siis kui naine paneb aja baariteraapiasse, siis järelikult on kõik veel võimalik.
sellepärast et naisel pole klikki käinud ja mees sai alles teada, et suhtes on probleemid. Aga kui mees paneb aja, siis on juba hilja, sellepärast naist enam ei huvita, et mehel on valu juba nagu piisavalt suur, et on lausa teraapiasse nõus minema. Ehk siis kõik muud jutuajamised on nagu proovitud, ehk siis see on nagu see rääkimine, seal ei ole muud. Jumal tänatud, me võime maalida küll mingisuguse kahtlase pildi, aga jumal tänatud, Eestis on ka progressiivsed mehi. On päriselt on olemas, me oleme ise oma silmaga näinud. Üldiselt keskmiselt jõuab need 2 tükki meie koolitusele. Ülejäänud on naiste poolt saadetud. Need naised, teil on täidesaatev võim. Te olete perekonna, mees on perekonna pea, te olete perekonna kael. Ja mida kangem on see kael, olete proovinud kunagi kange kaelaga liigutada ennast, ei saa ja jumala valus on. Et mida nagu paindlikum on see kael, mõnusamalt see liigub, parem on see kommunikatsioon või kasutada tunnustamise tööriista või kuidas iganes. See mees siis jõuab kuskile arengusse, on see mingi meestering või läheb ta kuskile trenni või kohtutab sõpradega, kes on nagu nii-öelda edumeelsed või progressiivsed, kes võib-olla tahavad rohkem lastega tegeleda, välja arvatud või ei taha nagu nii palju karjääri teha, kui hoopis lastele suunata. Et võib-olla sealt tuleb see kvalitatiivne värk. Peale ilmselgemata olema nagu nii-öelda meie koolitus, aga lihtsalt ma tahan öelda seda, et jumal tänatud, et on olemas ka progressiivseid mehi, et kui me täna võib-olla seal podcastis võis sükene mulje jääda, et me nüüd nagu nii-öelda paneme litter siin on ja et hakkake nüüd toimetama, siis tegelikult on aina rohkem neid tüüpe ka, kes tulevad päriselt ise näiteks meie koolitusele, kes päriselt tahavadki panustada sellesse, kes päriselt näevadki, et sulle siin võimalik asju veel ägedamaks teha, ilma et ma peaks kõike pekki laskma. Ja mõtle, kui täna pärast seda saadet, ma ei tea, kui palju mehi, meil ikkagi enamasti vist kuulavad naised seda saadet, siin ka ütleme, paar meest rahvast on. Toodi kohale. Ja kui nüüd nemad pärast täna saadet, ma palun minge koju või pärast kohe siin, kui see saade lõpeb, küsige see sama, kas või see küsimus. Mõtle, kui mees tuleb sinu juurde õhtul. Kallis, mida sa praegu vajaksid? Ja tegelikult mitte ainult siis mehed, vaid kõik need naised, kes ma loodan kuulavad nüüd seda saadet, kes siin saalis on ja kodus aastavahetusel või enne aastavahetust, pärast aastavahetust küsivad või kas või täna, et kallis, mida sa praegu kõige rohkem vajaksid? Ma tõesti tahan seda sulle pakkuda. Mõtle, kui ilus. Tegelikult, kui palju me niimoodi nii sügavalt ja päriselt seda küsime. Nii et ma arvan, et ma rohkem siit ühtegi nõuannet rohkem ei küsi. Ma panen ja kirjutan 2 käega kommunikatsioonile alla meie 15 aasta suhte saladus on täpselt see sama, seda küsitakse nii palju. Minu vastus on iga kord täpselt see sama olnud, kommunikatsioon. Selle küsimuse ma võtan nüüd endaga siia veel juurde kaasa ja ütlen teile suur aitäh, sest et väga palju toredaid mõtteid oli. Ma usun, et iga, kes isa kuulab või ka ema on täna natukene julgeb võib-olla mängulisem olla ja julgeb võib-olla natukene ausamalt ja julgemalt oma kaaslasele oma südant puistada. Nii et aitäh teile. Aitäh sulle, väga mõnus oli siin. Oota, aga ma pean kingituse ka jagama, sorry. Nii, vaatame. Esiteks on mul poistele endale kingitused. Soki! Ei, siin on Hugo Bossi poolt ja Denim Dreami enda poolt kingitus. Ja siin, kes siin saalis viibivad, siis saalis viibijatele saab kohe anda kingituse üle meie koostööpartnerite Placenta Active'i poolt ja Tamme Teetalu poolt. Nii et aitäh neile. Ja kõigile, kes kuulasid kodudes, aitäh teile, et kuulasite. Ma loodan, et te saite jõuluks ühe väikese mõtteterasid juba kingitusena kaasa, nii et imeilusat jõuluaega teile. Nägemist. Tšau!